Stuudios on Jüri ja Andreas. Te kuulate Herilasepesa podcasti. Kriitiline meelelahutus teie kõrvades. No nii. Nädal on mööda läinud ja käes on järjekordne unejutu aeg või jätta podcasti aeg. Unejutt. Kas meie hääled on nii mahedad? Seksikad ja mahedad. Need panevad inimesed tudule mõnusalt uinutavad ära. Cool. Mis ei ole tegelikult cool, sest et meie eesmärk ikka olla kuuldud. Hakkame siis karjuma. Ei. Meil on vanemaid episoode, kus heli on paigast ära ja Jüri kogu aeg karjub. Pigem teeme niimoodi, et alustame sellega, mille me eelmine kord nagu lubasime alustada, et me lubasime ühe pika kirja ette lugeda. Et meil on nüüd see kiri siis välja prinditud ja me paneme Andy lugema seda kirja. Aitäh sulle, et sa usaldad mind selle kirja lugemisega. Jah, teeme nüüd, ma usaldan sind. Tulista, sõber. Tere. Kui te olete nõus ja teid see teema inspireerib, siis palun Herilasepesa podcastis arutada ühe keerulise ja delikaatse teema üle, mida minu teada ei ole avalikkuses ratsionaalselt lahatud ning soovin, et seda teeksite just teie. Miks? Olen teie püsikuulaja ning tean, et suudate oma arutlustes ja vaidlustes anda nii mõnegi uue mõtte, mis aitab mingit teemat näha teise nurga alt või leida millelegi lahendust, lohutust, kinnitust. Pealegi muutub teie podcast ajaga aina paremaks. See ongi nagu päris raadiosaade, mille struktuur on ning ettevalmistus on paigas. Loodan, et teil saab iialgi aega, mil te ainult ohkate ja sööte terve saate aja, et eetri aega täite. Vastus küsimusele ei, sellist asja ei juhtu mitte kunagi. Kusjuures ma tahtsin kohe selle intro kohta öelda, selle kirja intro sissejuhatuse kohta, et see rääkimine vaata, et teinekord ongi, kui sa paned oma murele või mingisuguse probleemi paned mõtte taha või selle hääle taha, et siis juba tulevad, kui kellega räägid, juba saad nagu uut seda informatsiooni teise nurgalt, teise peegeldusega, et selles mõttes on nagu, jaa, absoluutselt, et ja kui me suudame siin kahe peale anda kokku veel eriti ägedad nurgad või õiged nurgad või mis iganes nurgad, siis on jumala asja. Mina olen täiesti üllatunud see, et kui meil on kirjutatud ja see on soovitud sinu otsekohesust. Selles mõttes, et mitte, et see oleks halb, aga vahepeal sa nagu paned võib-olla valusasti. Ja siis, kui sa tollele ühele kirjale veel otsekoheselt vastasid, siis ma omakorda vastu ka, et ma ootasin veel otsekohesemat vaata. See on nii, et what? No jaa, et ma ju vaata ütlesin ka, et ega ma ju julgend, et tähendab, selles mõttes, et ega me nagu, ega point ei olegi, ma arvan, et sa kardad, vaid seda isegi minu jaoks on vahepeal mõned sinu ütlused võib-olla natukene nagu, ma ei teagi, kohatud. Kohatu on võib-olla õige sõna, eks ole, et ilmselgelt me olemegi need, kes me oleme, aga mõnikord viskab mul need, okei, selge. Kuidas kohatu? No ütleme niimoodi, et ma toon sulle mingisuguse lihtsa näite, et ütleme, et inimene on depressioonis ja räägib mingisugust hirmsast asjast, on ju, ja sa paned ise ka, et no kuradi ise. Selle asja nimi on ratsionaalsuse hääl, mõistuse hääl, et tuleb vahepeal raputada inimest, et saaks nagu kuidagi teistmoodi hingata. Jah, okei. Kui pole palju paluda, siis kas Lemme oleks nõus saama teema kohta enda arvamuse ütlema intiimselt eraelust podcastis. Olen ka selle podcasti püsikuulaja ning mulle oleksid väga olulised ka Lemme mõtted. Ma lihtsalt ei oska enam kellegi teise poole pöörduda, kui teie kolm, Jüri, Andreas, Lemme, kes oleks justkui mu sõbrad, kuid samas täiesti võõrad. See loodetavasti garanteerib teie ausad arutlused ja objektiivsed hinnangud. Muide, kallis kuulaja, me tegelikult olemegi sinu sõbrad ja mul siin juhtus siuke huvitav situatsioon, et mida mul, Lemme kirjutab väga paljude, kuidas ma ütlen, Lemmele kirjutatakse nagu päris palju, eriti naisterahvaste poolt ja selles mõttes ka meie enda kuulajad, nii intiimset eraelust ja kui Herilasepesa üsna palju kattuvad, on samamoodi, et saaks mõnikord kokku ja et võib juhtuda, et meie kuulajast saabki meie sõber. Ja samamoodi on ka selle kirja kirjutajaga, et ei ole mingisugust probleemi olla meil ka sinu sõber. Jah. Niisiis, taustalugu. Olen 43-aastane kõrgharitud naine.
välja näen pigem 37. Töötan õpitud erialal ning armastan oma tööd. Palk on keskmine. Kõrvale panna väga ei ole võimalik, aga nälga ka ei jää. Elan üürikorteris, käin regulaarselt trennis. Hoolitsen ihu ja hinge eest. Enda arvates olen kena. Olemuselt elurõõmus ja enesekindel. Häid sõpru on mul üksikuid, ülejäänud on head tuttavad. Alkoholi tarvitan haruharva. Üldiselt täiesti tavaline normaalne naine, kes seisab su kõrval bussis, poe järjekorras või Metallica kontserdil. Sulgudes kontserti telefoniga ei filmi. Kõik need punktid, mis sa ütlesid, on täiesti ägedad. Nõus. Mis on vaatad see mingisugust uut stiili täna, et nagu oled siukene vaikiv kuulaja või? Ei, ma olen pigem jah, et räägin vähe, mõtlen palju. Traagika on aga selles, et mina olen see, kes ei ole kunagi olnud päris suhtes, kes ei tea, mis tähendab, kui mees sind armastab, hoiab, hoolib, kes ei ole kunagi käinud päris kohtingul. Eks väiksemaid armusi on mõned ikka olnud, kuid need ei ole millekski tõsiseks muutunud. Peikakandidaadid on kas selgitusi andmata ära kadunud, osutunud homoseksuaalseks või narkomaaniks, armumiste episoodide vahelmisi perioode aga saab mõõta aastatega. Viimasest on möödas 5 aastat, enne seda oli umbes 6 aastat, võib-olla 8, enam ei mäleta. Vaikuse perioodil elan täielikust sõlipaadis. Ühe suhteid pole mul olnud. Tean, et sellest on raske aru saada, aga ma tõepoolest ei vaja endale kedagi ainult seksimise eesmärgil. Keha justkui uinub kuni järgmise korrani. Sellel teemal aga ei pea pikemalt peatuma. Kokkuvõtvalt ma tõesti ei tea, miks ma meestele ei meeldi. Ma isegi ei vingu. Ei meeste ega kellegi teisega. See on siuke veider, kurb, nõme olukord. Sest et kui sa oled 43 ja sul ei olnud ühtegi kohtingut, siis on nagu päris kohtingut, et siis tekib küsimus, et nagu miks? Kuidas me sellele nüüd nagu, kuidas me sellele ligineme sellele probleemile? No mulle esiteks väga meeldib see, et ütleb kohe, et ta on kena naisterahvas enda arvates. Ja see on on nagu väga suur pluss, et inimene ei ole langenud mingisugusesse aastusse, et ma olen nii, ma ei tea, mis asi, eks ole, et ma näen pigem 37 välja, olles 43. Super. See on enesekindlus. Selle taga nagu õhkub enesekindlust. Kuna meil kahjuks ei ole rõõmu või õnne siin nagu päris isikuna tunda, me arvame, siis me ei oska täpselt ju öelda, kus võib see asi olla. Aga mina isiklikult arvan, et võib-olla see lihtsalt ei ole jällegi kohanud seda inimest. Seda inimest. Iga inimese jaoks on kuskil üks inimene. Ja, aga aga seda ütlevad alati need inimesed, kes on paaris suhetes või kuskil niimoodi, küll see üks tuleb, vaata, et see on alati, kui sa oled üksinda kuskil kellegi su maha jätnud või midagi, siis on nagu, et see ei lohuta mind ja mine perse oma jutuga, et see ei lohuta, vaata. Tegelikult on nii, et ta ütled ka praegu, et kuskil on see üks sinu jaoks. No mul on selles mõttes ka point, et kui ma kuulen ka teiste inimeste suhete probleeme näiteks ja siis ütleme, ma kuulen nende inimeste omavahelist suhtlemist ja siis tuuaks jälle näiteks, et näed, et meil ei ole nii nagu näiteks teil on Lemmega. Okei, siis ma vaatan otsust, et jah, et aga enne seda ma ju tegelikult ju 30, ma ei tea, mitu aastat, eks ole, mul ei olnud ju sellist suhet, mis tähendab, et mina leidsin endale selle pusletüki, kes mind täiustab ja kellega mul ongi see, mis minul on. Seda ma mõtlen ja seda ma mõtlen ka sellega, et võib-olla need pusletükid, mis praegu on jooksnud sellele kenale naisterahvale ette, ei ole olnud need pusletükid, mis peaksid tema kokku minema. Arusaadav, aga ma ütlen, et selles on point, aga ma saan aru ka, mida sina mõtled, et kui sa siiski oled juba 43 ja sul ei ole olnud kohtinguid, et siis see nagu ei lohuta väga enam, vaata, või kas see üldse nagu lohutab, et küll tuleb uus, või see, kui mingi teismeline jäetakse maha, on ju pubekas, ei ole hullu, see oli nii pubeka armastus, vaata, ikka vahet ei ole, sul on maailm on katki ja kõik on nagu pees, et see ei ole jah, võib-olla lohutus, aga ma arvan, et siin tuleks, mis siin tuleks teha või? Hakata sari kohtajaks, kohtingul käijaks, et ma arvan, et tohi lasta see pause sisse nagu mingi aastaid. Et mida laiem, mida rohkem sa kohtad. Mul meeldis üks film,
ei mäleta, kes seal mängis, üks oli vist Keanu Reeves äkki isegi või võib-olla eksin, ma ei tea. Aga siis tal oli mingi sõber tüüp, kes siis päevas siis kutsus mingi 2 naist nagu kohtingule. Niimoodi nagu nalja pealt, kuule, lähme umbes teeme ja lähme ja kogu aeg see korvi vaata enne. Ja siis ta sõber küsib, et kuule, aga kuidas see on nagu, et sa saad kogu aeg korvi ja et, kuidas sa oled nii rõõmus ja see ütles, et vahet ei ole vaata, et ma saan 19 korvi, aga üks ütleb võib-olla jah. Aga ma kohe tahaksin sulle kirja edasi lugeda, et enne kui sa nagu lähed libedale jääle. Ma ei ole libedale jääle, ma lihtsalt tulistasin. Aga kas sobib? Ma loen kirja edasi, siis sa saad aru, miks ma seda edasi loen. Absoluutselt, loe. Olen silmidi tüdjenenud lausetest. Äkki sa peaksid tutvumissaidile konto tegema? Kas sa Tinderis oled olnud? Äkki sa võiksid rohkem väljas käia? Äkki sa peaksid mõnda huviringi minema, kus on palju mehi? Äkki sa võiksid seda ja toda teha? Äkki. Ma olen kõigist neist targutestest väsinud, päriselt. Miks sa arvad, et ma ei ole juba kõiki neid asju teinud? Miks sa arvad, et just sina oled see, kes tuleb ja kuulutab mulle tõde, mille peale ma ise ei ole tulnud? Kõige nõmedam lause on, äkki on sul latt liiga kõrgel. Neile targutajatele tahaks täiega vastu hambaid anda. Ma segan korra vahele. Latt ei ole kõrgel, kui sul on narkomaanid ja homod on deitimislistis. Siis on latt on vägagi mõistlikul, võib-olla isegi liiga madalal. Äkki peaks just tõstma latti normaalsete meeste tasemele. Sa ei tea enne seda ju, homoseksuaal võib väga ilus olla, aga narkomaanid, kui need ei ole veel päris põhjad, nad võivad veel täitsa normaalsed inimesed välja näha. Ja ma tegin huumorit. Väga naljakas oli. No, kus ma nüüd siin poolel jäin? Oota, ma korra keeran tagasi lähes, et saaks ikka lause ilusti jälle lõputada. Kuidas niimoodi segad? Mul pole mitte kedagi sinna lati ette pannagi, et reguleerida lati kõrgust. Teoreetiliselt 70. aastast 200 kilost hiinlast, joodikut või narkarit endale ei tahaks, aga üldiselt pole oluline. Kas on ehitaja, jurist või kooliõpetaja? Peaasi, et on hea inimene. Veel mõnda aega tagasi käisin aktiivselt pidudel ja kõikvõimalikel muudel üritustel. Olen alati olnud sotsiaalselt aktiivne, kuid millegipärast olin alati mina see, kes läks üksi koju. Siinkohal ei tohi valesti aru saada. Ma ei ole kunagi kuskil käinud eesmärgiga leida mees. See ei ole olnud mu sotsiaalse eksistentsi eesmärk. Ehk siis jutumärkides, näljase näoga, jutumärgid lõpevad, meeste vahtimist ei saa mulle ette heita. Tead, mis siin võib-olla järgmine probleem võib välja kumada? Kui sa oled sotsiaalselt aktiivne, elurõõmus, igatepidi, enesekindel, siis on nagu vastupidi, võib ka mõjuda see, et see kõige ilusam tüdruk seal nurgas või peol lähebki üksi kodu, sest ta on siukene äge inimene, et keegi ei julge talle nagu ligineda enam lõpuks. Et kui ütleme seal peol või seltskonnas on mingid meespartnerid natukene ebakindlad, siis nad otsivad seda oma kaaslast nagu ka võib-olla natuke ebakindlamate inimeste seest või nad võtavad nii-öelda nagu oma latile vastava inimese, et nad võib-olla ei julgegi ja sina siis mõtled, et ma olen nii ilus, nii äge, nii tore ja keegi ometi nagu ei tule, vaata. Et kas on mingi loogika? Ma arvan, et me jõudsime tegelikult asja tuumani, et 43-aastane naisterahvas, kes näeb välja nagu 37, ongi suure tõenäosusega võib-olla liiga hea ja liiga enesekindel. Vaata, Eesti meestel, näegil jätame Eesti mehed rahule, üldiselt meestel on hirm tugevate naiste vastu. Ja see võibki olla, et kui sa oled enesekindel ja sotsiaalne ja väga äge naine, siis võib olla täpselt ongi, et võetaksegi sinu sõbrannased kõrval, kes tundubki niisugune õrnem, arglikum ja lihtsam. Jah, ei, see on, ma usun, et sellel on tõepõhi täitsa all, et tihtipeale need kõige ilusamad võib-olla ja kõige need ägedamad ongi võib-olla kõige üksikumad. Nad on... See ei olegi, ma arvan, kõige ilusamad, vaid pigem kõige need enesekindlamad. Juba see on võib-olla, okei, tõesti, me ei tea, võib-olla sul on nagu imelised äge nägu ees, aga võib-olla su nägu nagu ka nagu ütleb, et see on valesti, et võib-olla on selline liiga enesekindel nägu lihtsalt, tahtsin öelda. Jah. Alguses mõtlesin, et ütlen ülba, aga tegelikult kindlasti see ülb olla, kui ta nagu ütles, et ta ikkagi nagu on chill, vaata. Ei tea kahjuks. Loe edasi. Lapsed ei ole olnud mu elu prioriteet number 1. Olen küll alati kujutanud enda elu ette mehe ja lastega, kuid on olnud ka arvamusel, et küll nad ükskord tulevad, kui õige aeg on käes. Seniks olen leppinud igasuguste muude armastustega. Armastuse töö, raamatute, looduse, koduloomade, tähtede, saihakeste ja leiva küpsetamise vastu. Olen loonud endale asendusarmastused, et täita tühjuse tunnet. Nüüdseks aga tiksub vanus täistundi
ning on viimane aeg lapse või laste peale mõelda ja see painab mind. Kuna ma ühelegi mehele ei meeldi, siis ilmselgelt loomulikul viisil laste saamine on võimatu. Seega jääb kunstlik viljastamine. Aga ka siin on mul liiga palju kahtluseid ja kõhklusi. Ühtegi sellise sõpra, tuttavat mul pole, kes oleks nõus oma spermat annetama. Igaühe käest ei saa seda küsidagi. Sulgudes, Jüri, mis sa teeksid, kui suvaline naine tuleb sinu juurde taolise palvega? Küsimärk. Ja sulud lõpevad. Miks mina just pean vastama sellele? Siin on kirjas Jüri. Ja ma saan aru. Aga väga huvitav tähelepanek, et ei, ma ei tea. Mul ei ole sellist asja kunagi küsitud, ma olen selle peale kunagi mõelnud. Et kas ma pean selles mõttes nagu annan oma spermatopsi sinu kätte, sa jooks sellega minema või kuidas see käib? Ma arvan, et ta lihtsalt nagu küsiski selles mõttes sinuga otsekohas inimese käest, et kujuta ette, Jüri, et keegi tuleb praegu ja küsib su käest, et tere, mina olen naine, ma tahaksin väga last saada, mul ei ole meest, sul on ägedad geenid. Kas sa oleksid nõus olema minu lapsele spermadoonor? No strings attached, näiteks. Ma viskan lampi. No aga siis tekib see küsimus, et miks me peame asja nii keeruliseks jääma, mingi spermadoonor või midagi? Miks me ei saa siis nagu vastastikuse konsensuseni jõuda? Okei, aga teeme näo, et see naine ei ole sulle atraktiivne. No teeme näo. Ja siis ütleme, et see seksuaalne konsensus lahkub mõtetest. Okei. Ma ei tea. Pane wild card praegu, no tegelikkuses ei ole ju sellist nagu variant, see on praegu lihtsalt nagu küsimäng just. Jaa, aga vaata, see ongi see, et mul on nagu suva. Ei, aga tegelikult mehed saavad just spermat ju annetada vist ka spermapanka. Ja jõuame ka sinna selle kirjaga. Praegu küsiti sinu käest. Ma ju arutlen nagu enda jaoks ka natuke. Sa ära küsimust jah, ei, kui ma tahan jõuda arutluse tulemusena enda jaoks mingi vastuseni. Nii et palun anna mulle aega natuke seetida seda mõtet. Aitäh. Ja ma lähen nüüd edasi. Ilmselt siiski ei, ma ei annaks oma spermat inimesel, keda ma tunnen. Mul ei oleks kahju anda seda spermapanka, et see läheb ükskõik kuhu siis. Suvaline naine tuleb sinu juurde. No, ei, ma arvan ikkagi, kui ma nagu tean, et umbes, et see maja taga elav Mallel on minu laps või midagi või keegi on ju, et lihtsalt selles mõttes, et ma tean, et kuskil keegi võttis nüüd on ju, ma panen panka ja öeldi, et kuule, su sperma läks käiku on ju, okei, cool. Aga ma arvan niimoodi, ma ei tea jah, kuidagi veider, pärast jooksis laps mulle otsa ja siis ma nagu Jüri, jaa, mida? Et ise enda käed juttu vaata kuskil poeleti taga. Nad liiga palju seriaali vaadanud. Nõnda jääb ainsa võimalusena tundmatu spermadoonor spermapangast. Kas ma tahan seda teha? Vastan ausalt, ei tea. Tundub kuidagi liiga karm nii endale kui ka lapsele. Kas ma peaksin hoopis leppima lastetuks jäämisega? Kas see pole mitte looduse poolt nõnda määratud? Kas ma tohin loodusse sekkuda üldse? Need vähesed, kellega olen teemat arutanud, esitavad lõputuid heietusi teemal. Lapse armastus on ikka nii palju väärt. Lapse armastus on ikka väga eriline ja nii edasi. Jah, kindlasti on. Kuid ma tahan, et mind armastataks mehe poolt. Tahan tunda seda tunnet ja elada seda elu, kui sul on armsaim, kelle pildi saad telefoni taustapildiks panna ning kellega oma elu jagada. Kas ma mitte alateadlikult ei taha hetkel jälle asendada ühte armastust teisega, et täita tühjust enda elus? Ma ei lasku kunstliku viljastamise protseduuri peensustesse. Oluline on siinkohal, et spermadoonori saab valida järgnevate parameetrite järgi. Vanus, kehakaal, pikkus, rahvus, haridus, silmade ja juuste värv, laste olemasolu. Ühelt doonorilt võetud sugurakke võib kasutada kuni 6 erinevalt naiselt sündiva lapse eostamiseks Eestis. See aga ei välista tulevikus ohtu, et just minu laps ei armu oma pool õesse või venda. Raske on leppida asjaoluga, et ma ei tea lapse isast tegelikult mitte midagi. Milline on ta iseloom? Kuidas ta naerab? Kuidas ta naistel käitub? Kas ta jätab jõusaalis raskused peale? Kas tal on selja peal pikad valged karvad? Kui vanalt ta kiilakaks muutus? Kas üldse on kiilakas? Kas tal on naeratades suured igemed? Kas ta kannab prille? Kas tal on maasikate vastu allergia? Tean minevikust minu jaoks ühte kohutavalt koledat tüüpi, kes oli spermadoonor. Ise iseloomustas ennast kui pikka tumedapäiste jõulise kehaitusega. Tegelikult oli keskmist kasvu prillidega, eest ühe tumeda hambaga, kohutavalt hõredate juustega, mis lendlesid nagu udusulad ümber kõrvade ning mis olid pigem päikese käes pleekunud mullakarva kui tumedad. Kehaitus
nagu igerikul vanapapil, kellel eluraskused on õlat, längu ja küüru selga vajutanud, vabandust. Lihaluudel polnud ollagi. Lisaks tarvitas aeg-ajalt narkootikume, olemused libe ja nilbe. Tema oli spermadoonor välismaal ja teenis nõnda õpinguteks raha. Toona olin kindel, et spermadoonori abi ma iialgi ei taha, kui sellised tüübid saavad doonoriteks. Hirm on siiamaani olemas. Ootamatult sain aga 43-aastaseks ning spermadoonorlus on viimase poole aasta jooksul mõtetes idanenud. Kuna mul pole arvestatavat tugigruppi, kes mind lapsega aitaks või rahaliselt toetaks, siis pean arvestama täieliku üksi hakkama saamisega. Kuidas seletada lapsele, et tal pole mingit isa olnudki? Kas tal kujuneb välja poolik minapilt? Kas mina olen nii tugev, et sellega hakkama saada? Kas laps on nii tugev, et sellega hakkama saada? Kuidas selgitada lapsele iga päeva? Kuidas laps selgitab lasteaias koolis isadepäeval isa olematust? Isa on neegri kuningas Nurru Vutisaarelt. Me kõik teame, et inimesed võivad olla väga õelad. Mu küsimus ei ole see, kust leida meest, vaid see, kas tasub loodusse sekkuda. Kuidas sületada oma hirme? Ja ikka kummitab mind lootus. Äkki homme kohtun oma eluarmastusega. Tervitustega ja jõudu soovides. Ja siis nimi. Ma kohe tahan öelda seda, et see hirm, et laps kasvab ilma isata ja et mida teised ütlevad või kas laps saab sellest üle või midagi. Ei, lapsed kohanud väga hästi. Teiste asi see ei ole ja ma usun, et see ei tohiks küll olla nüüd põhjus, et me ei tee last või et kui sa ise nagu tahad, et 1 miljon last maailmas, ma arvan, 2 miljon kasvab Eestis, kellel ei ole isa. Isa on jumal teab kus, on ju. Kas on peale sünnitust ära läinud, enne sünnitust ära läinud, kuskil seal vahepeal ära läinud. Samamoodi emad jooksevad minema mingitel hetkedel, mingitel põhjustel, whatever, et kindlasti see ei ole küll põhjus, et lapsel on raske, et pooled perekonnad on lõhutud ja elavad lahus ja kõik, et ma ei näe selles küll ei näe probleemi, et seda ära võta nagu probleemiks. No, mina saan aru, et siin kergelt kumab ka natuke ülemõtlemist tegelikult. Kui me jõudsime sinna maale, et ma ei tea, kes on lapse isa, kes ütleb, et oma pool venna või poole kokku ei saa või abello, mis iganes. Et mul on tunne, et sellised kartused ilmselgelt on, äkki on naljaga öeldud, aga et isa on neegri kuningas Nurru Vutisaar, et mulle need naljad natuke meeldisid, aga et see on natukene ülemõtlemine. Ja need on väga ausad küsimused. See on, selles mõttes on aus küsimus, et muidu ma ütleksin nagu 100% jah, et Viljast, kui mina tahaksin last saada, ja ma teistmoodi ei saa, eks ole, ma olen naisterahvas ja kunstlik viljastamine, absoluutselt. Sellepärast, et kui sa tahad last saada ja sa oled selleks valmis, eks ole, ja siis loomulikult tee seda. Aga see on aus küsimus, et aga kui ma leian nüüd homme, selle tulebki minu unistuste mees ja siis mina olengi põhimõtteliselt 3 kuud rase näiteks. No mis see muudab siis? No, tegelikult sisuliselt, mis see muudab? Aga naise mõttes, meie võime öelda muidugi, et ei muuda, on ju. Aga temal on see hirm olemas ju. See muudabki seda, et kui sa oled uude suhtesse, mis sa arvad, et sa nagu esimene mõte on see, et sa tahaksid teada, et see, kellest sa armunud on rase või? Tegelikult laias laastus tegelikult see ei ole ei Eesti ega ühegi teise mehe nagu selles mõttes esimene valik. No kui sa oled juba ise oled, ütleme seal 43-aastane, siis sa ei saagi eeldada, et sinu kaaslane on mingi puhaste paberitega, et ilmselt tal on eelnevalt kas lapsed juba või... Aga ma küsin su käest, et rased, No kõigil on mingid need asjad seal, et ma arvan, et see rasedus seal ei ole ka, kui palju see võib suhtele kaasa aidata või see suhet juba eos nullida, seda ma ei tea, aga kui ta on sinu see härra õige, siis ei saa olla seda hirmu, et ta ei mõista sind või ta ei ole suga nii kaua mingis pool sõbratsoonis ja kui sa veel ütled ka, et ma näed, et kuule, ma olen 43-aastane, mul ei ole lapsel, ei olnud seda ja mul oli bioloogiline kell tiksus, igaga normaalne mees saab nagu aru, et jaa, tegelikult ma saangi aru, mis sa praegu teed, see ei ole see, et ma jäin kuskil külmkapi taga rasedaks, vaid et see on nagu kalkuleeritud otsus, mille tegi täiskasvanud naine ja siis sinul kui mõistlikul mehel peaks olema nii palju hoidu, et sa saad sellest otsusest nagu aru ja võib-olla võtaks see lapse siis äkki, ma ei tea, kas omale või kuidagi aitad teda, toetad teda, et sul on tõenäoliselt omal on mingi lapsed ju natuke suuremad, kui sa oled ka umbes sama vana ja siis ma ei tea, ma ei näe siin nagu selles mõttes nagu ja kui see ei ole härra õige, siis ta jooksebki minema ja siis ei ole midagi teha, sa oled oma lapsega ja elu läheb edasi selles suhtes.
Mulle väga meeldis see sinu arutelu praegu. Praegu tulistasin puusalt. Saan mina nii aru asjadest. Aga tead, kallis kirjakirjutaja, võtame hoopiski liinile siukse preili nimega Lemmelis Aruväli, kellel on ka arvatavasti mõtteid. Ta on selle kirja juba läbi töötanud kodus ja vaatame, mis tema räägib. Nonii, meil on nüüd Lemmelis telefoni otsas, kes on kirja läbi töötanud. Lemmelis, mis on sinu mõtted selle kirjaga? Tšau. Lugesin ja mõtlesin, pärast palju mõtteid tuli muide. Aga mis ma tahaksin esimese asjana öelda on see, et kui inimesel on hästi tugev soov ja vajadus mehe armastuse järgi, siis see võib-olla ei ole kõige õigem põhjus last saada. Mul vahepeal jäi mulje seda kirja lugedes, et võib-olla ta tõesti tahab nagu asendada ühte armastust teisega, aga ma usun, et mehe armastust ei saa asendada. Küll aga võib anda laps täiesti uut moodi tähenduse elule ja sa võid kogeda väga erilist, aga sellist teistsugust armastust. Nii et kui sul on nagu soov tõesti saada emaks ja kasvatada last ja pühenduda sellele, siis ma arvan, et kunstlik viljastamine on väga, väga õige tee sellises olukorras. Ja ma arvan, et spermadoonorid või spermapanka ei pea üldse kartma, sellepärast, et see ongi ju loodud sellel eesmärgil, et inimestel oleks võimalik saada järglast. Ja kui hakata siin mõtlema, et see kirjasaatja tundis hirmu, et äkki on see spermadoonor selline veider ja ei vasta tema ootustele, ei välimusel ega käitumisel, siis ma arvan, et tegelikult esiteks inimese füüsis ei oma tähtsust ja sellises olukorras mitte ma arvan ja käitumisel puhul siis mitte ükski laps ei sünni kurjaks, mitte ükski laps ei sünni halvaks. Et last mõjutab tema kasvatus, keskkond, kus ta kasvab ja seal on veel tegureid, et kui tõesti tahta last, siis vahet ei ole täpselt milline või kui ideaalne on see doonor. Okei. Väga mõistlikud mõtted nagu alati, ma isegi ei oodanud midagi vähemat nagu sinust selles mõttes. Ja muide üks mõte, mis mu veel tekkis, oli see, et kui ta küsis, et kas tasub loodusesse sekkuda, siis tegelikult me sekkume iga päev loodusesse, nii öelda. Ka mu rasestumisvastased vahendid on nagu kõige elementaarsem asi, mis mul tuleb kohe meelde, mida iga päev kasutatakse selle nagu teemaga seoses. Et mina küll julgustan kunstlikku viljastamist kasutama, kui see on tõesti inimese soov. Tšau, Lemme. Tšau. Mis teed? Niisama räägin juttu. No väga tore. Ja, kuule, vägagi asjalikud ja toredad mõtted sul olid, et me panime siin omapoolse sellega kokku arvamuse sellest kirjast. Ja, ma jään põnevusega ootama siis seda. On sul praegu veel midagi lisada või siis puudutame neid teemasid intiimset eraelust näiteks 17. episoodis? Ma arvan jah, et ma jätan ülejäänud mõtted intiimselt eraelust podcasti. Selge. Aitäh sulle, et sa said meiega olla. Ja. Kohtume umbes tunni aja pärast. Tšau. Head aega. No võt, see oli siis Lemmelise arvamus. Arvat oli, et kuidas ta oskab inimene sõnu niimoodi seada? No see oli nagu see, ma loodan kohe, et see on nagu meditsiiniharidusega inimene, vaata, et sa ei pea seda kartma, see ongi selle eesmärgil loodud, vaata, see on nagu, ta näeb asju hoopis nagu teise nurga alt, vaata, kuidagi, et... Mina tunnistan ausalt, et ma tahaksin selle inimesega nagu päriselt tuttavaks saada. Sest et lihtsalt nagu oleks jumala äge. No me võime, mul on tunne, et ta oli meiega seal Metallica kontserdil, et ta kirjutas sellest nii täpselt nagu, et võib-olla me oleme olnud lähes ühe mingisuguse 100-200 meetri raadiuses oleme isegi olnud äkki. Mina hea meelega istuksin saatekuulajaga siia samma Kenni maha ja teeksin väiksed õlled või väikse vee või väikse prae, mis iganes ja ajaksin juttu lihtsalt, et
nagu päriselt. Veini. Jah, et selles mõttes, et kui saate kuulaja, kirjasaatja, niisama tahaks võib-olla minu ja Lemsi ja võib-olla Jürtsiga juttu ajada, siis ma arvan, et ta võiks kirjutada meile tegelikult uuesti. Jaa, absoluutselt. See oleks väga vahva. Aitäh sulle kirja eest. Me võib-olla ei osanud täpselt nii hästi seda nõu anda Jürtsiga, sellepärast, et kuidagi see situatsioon on natuke teistsugune võib-olla. Ütleme nii, et ega siin on seda taustainfot on vähe, vaata. Ega me ju tegelikult ei tea, ja mis nõuandjal ikka siin nii väga on, et elu ongi niimoodi, osal lähebki niimoodi, et ongi, ma olen ka siin kuradi 30, palju ma olen juba pluss, on ju, et ka ei ole nagu peret ja asja, vaata, et ma ei tea. Jah, muidugi siin ikkagi situatsioon on teistsugune olnud, et arvestades sellest, kui palju on sinul olnud üleüldiselt nii suhteid, seksuaalsuhteid kui ka pikkasid suhteid ja üleüldse igasuguseid tütarlapsi, siis nagu selles mõttes on see on täiesti erinev lugu. Et sinul on olnud menüü kogu aeg avatud või ainult võtta? Vahigus nüüd ütles. No lihtsalt ma tõin sellise nagu suure näite, et kui öeldakse, et tal ei olnud kunagi mitte ühtegi suhet, ja siis kui ma vaatan sind, mis elu oled sina elanud, siis selles suhtes on see vahe, aga ma saan aru. Ega ma tunnistan ausalt, et ega ma ei saa öelda, et ma arvasin, et ma ei saa mitte kunagi lapsi, aga ma olin nagu mõelnud selle peale, et äkki ma ei saa kunagi lapsi. Enne kui siis, kui Lemme nagu beebiootel jäi, sest 35 aastat olin ma ka tegelikult veel samamoodi nagu lastetu, et see 35 ei ole mehe jaoks mingisugune mõte või mingi probleem on ju, ikkagi mul olid sellised mõtted. No ta ei olegi nagu 35 ei olegi nagu probleem, aga 36 ei ole ka tegelikult, ta ei ole nagu probleem füüsiliselt last saada, aga sealt ju hakkab nagu rulluma lahti need probleemid, vaata, et kui sina oled 36, et kui laps on 10 aastal, sina 46, et kui palju sa connectid oma lapsega, vaata enam nagu selles väga, ma arvan, et kordades rohkem kui 25 või 23 aastane isa. Tähendab, selles mõttes, et oleneb isast. Ei, no sa ei tea, vaata, lihtsalt ma räägin, et inimesed muutuvad ajas. Tean. Mina võin küll öelda, et nagu taaskord ma räägin ainult enda seisukohast, et ma olen 100 korda rohkem valmis olema praegu isa, kui ma olin 10 aastat tagasi. Selles mõttes võib-olla tõesti see oligi Jumala või mingite kõrgemate jõudude soov, nagu nii kaua siis lasta mul teha need oma debiilsused ära, mis ma teen, et minust saaks üks hetk mees, isa ja hea inimene. Ja teine ma ei tea, kas ma olen hea inimene, aga nagu point teeb samaks. Ja kui sa oled juba 56, siis su laps on 20-ne. Jah, kõlab loogiliselt. Et siis oled juba nagu suht vana peer juba. Aga sa saad aru sellest, et meie oleme 56-selt ka paremas vormis kui praegused 30-sed. Ja siis sa lähed lastevanemate koosolekule. Miks sa selliste asjadele peale mõtled? Kas sa nagu selle peale ei mõtle, et võib-olla sa oled, mina mõtlen selle peale, et mina suudan lapsele palju rohkem praegu pakkuda, mitte selle peale, mis lastevanemate koosolekul toimub. See on samasugune, sa ise ütlesid praegu, et umbes, et kellegi asi ei ole umbes, mida sina teed või kellega, seal on üksik ema või midagi. Mida sa ei kuula mind üldse. Sa kirjas ütlesid, et kellegi asi ei ole ja nüüd sa hakkab mulle rääkima mingit lapsevanemate koosolekust. See on esimene inimene, kes seda on rääkinud. Seda on veel, et ei no, teed vanad inimene, öeldakse, et vana ei saa või midagi taolist nagu, palju õnne, see on ikka nii loll jutt, Jesus, mis sa räuskad? Ma millegi pärast ei usu, et ma räägin, iga inimene on erinevas vanuses ise valmis on, aga kui tüüp on mingi 20-aastane saab näiteks meie üks vana sõbranna, kellel olid suured toitumishäirid ja nii edasi, eks ole, sai ka 19 aastast sai lapse või? Nii, sai. Kutiga koos ei ole värki. Sorry, aga mis isa see on? Praegu ta on, ütleme, 23 näiteks, laps on 4-aastane. Ta on just sitaratas. Et mida teeb näiteks 23-aastane, kes võib-olla ei soovinudki isaksada või mida iganes on? Ja mõtle, mida suudaksid sina anda näiteks, 4-aastased ütleb, et 40 aastat näiteks. Kui suur on see vahe, kuivõrd parem isa võid sina olla? Taaskord ma lihtsalt räägin selles, et võivad olla 20 aastat kõigealased isad. Ma lihtsalt tõin nagu näite. Ja ma tahangi öelda, et ka 40-aastane võib olla mingi imelik isa, aga ma lihtsalt mõtlen seda, et kui raske võib olla connectida mingit tasandil, et elu läheb kogu aeg mingit teist rada pidi, noorte mingi suhtlusmaneerid,
käigid, vaata, sina muutud vanemaks, järjest aeglasemalt sa omandad neid noorte mingisuguse mõttemalle võib-olla. Sina nagu oma vanematega connectisid väga sügavalt või meie vanemad olid noored ju? Ma küll ei mäleta, et mul oleks olnud vanematega mingisugused ühised naljad või mingisugused asjad, et ma olin ammu nendest nagu ajast ees ja nemad olid omakorda järel, et see võib juhtuda, vahet ei ole, sa võid ka 25 olla ja saada lapse. Ikka sa võid nagu maha jääda, et ma räägin, et kas sa nagu otsid mingisugust nagu negatiivset külge selle juures, kui vanemana saada isaks või emaks? Ei, kindlasti mitte. Ma ei tea. Ma arvan, et siin ei ole nagu tegelikult vanusega midagi seotud, see on ikkagi küpsusega seotud. Ja kui keegi saab 45-aastaselt isaks või tõesti mul eksabikaasa ema sai 50-aastaselt, sai oma 4. ja 5. lapse, eks ole, kaksikud, eks ole. No ma ei tea, võib-olla jah, tõesti ema ei ole enam nii noor, aga selles mõttes, et ega see ei tähenda, et armastust või hoolitsust või kõike seda nagu kuidagi vähem oleks või et nad elus peaksid sitemini hakkama saama või mida iganes, vaata. See on ikka nii inimeses kinni. Aga ma olen kuulnud seda küll, et ütleme, et vanemad võib-olla on mingisugused ülehoolitsevad näiteks ja võib-olla sõltuvamad. Noh, et kui sa mõtled selle peale ka, kuidas sa 20-aastaselt olid, eks ole, et sa nagu väga ei põdenud asjade pärast näiteks, on ju. Aga nüüd ütleme 36, et sa põed juba asjade pärast või siis nagu muretsed rohkem. Saad aru, mis ma mõtlen? Ma püüan aru saada. No mul isa, ema, nagu see minu vanaema oli vist mingisugune 40 pluss äkki, kui ta mu isa sünnitas või. Et seal oli nagu näha see võib-olla, noh, kuna tollel ajal oli ikkagi siukene, kuidas see vana siuke talu naine, vaata, eks siuke, no maa naine. Eks seal võib-olla see aeg käiski kuidagi aeglasemalt, võib-olla saidki inimesed vanaks nagu varem, et võib-olla seal oli küll näha seda, et see kasvatusstiil äkki oli siuke natuke vana inimeselikum. Noh, mis seal ikka? Mulle meeldib see, et sa lihtsalt istud ja vaatad ühtegi sõna. Ma ei oska midagi lisada, sa panid mu nii paika lihtsalt, et ma jään praegu vastuse võlgu sulle. Puhkame korra või? Ei, miks? Lähme edasi. Ma tea, sa jäid vaikseks. Kus me pooleli jäime? Teeme niimoodi, et me paneme räpime selle appi praegu. Mille? Selle eelmise teema ja lähme oma elusündmuste ja oma kriitilise meelelahutuse juurde tagasi. No, tulistame edasi. Mulle tuli täna teine pakkumine korterile. Nii. See sama inimene, kes 70 000 pakkus nüüd 72 000. Ütlesime taas kord ära. Ka 72 000 oma korterit ei müü. Pühapäeval käisid 2 vaatajat veel, 2 perekonda. Mõlemad olid üles haibitud täiega. Üks siis nagu otsiti siis nagu noorele tüübile, umbes 20-aastasele korterit, siis nagu oma esimest nii-nüüd poisme korterit. Tal oli siis nagu ema, isa ja siis väike vend oli ikka kaasas. Ja oli väga haibitud, minu see ema oli isegi veel rohkem üles haibitud, et nüüd teil tuleb see teine kohe, aga et kui nüüd temaga tahab, eks ole, et kellele siis te müüte, et noh, ta juba oli nagu täiesti nagu Nii, et see mulle meeldis. Ja siis tuli järgmine paar ja siis nemad otsisid oma emale korterit. Ja siis oli niimoodi, et nagu minul oli esimene mõte, et sorry, aga minu korter on liiga lahe, et seda nagu osta mingisugusele vanemale naisterahvale, ütleme, no pakun mingi 65-sele näiteks. Samas on just ju hea, ta saab vups õue kohe ja vups tagasi. Õue, vups tagasi, saun, noh, kõik põrandakütt, kõik nagu selles mõttes, et nagu, aga kuidagi mulle südames, ma nagu ma loodan, et see ikkagi läheb selles mõttes nagu noorele inimesele, sellepärast, et see on täpselt selline äge poissmehe või siis noore inimese korter. Aga see on ju sinu otsustada, kummale see läheb. Ei, muidugi, ma lihtsalt rääkisin sulle oma mõtteid. Ei ole see teine ega kolmas nagu pakkumist teinud, aga nad olid nagu väga üles haibitud. Neile väga meeldis, noh mõlemale, teisele kolmandale. Et esimene on 2 pakkumist teinud siis. Kuidas see pakkumise tegemine käib? Kuule, et helistada siis, kuule, et te paika pakun 70 000. Ei, see ei ole minu asi. Sellega tegeleb minu armas maakleri. Ei tea, kas see käib siis niimoodi, et ütleme, sa müüd 77-ga ja see pakub 70, siis on see, et
maakler, ei 76, see pakub ei ole niimoodi, vist ei käida, et vist pakub ära ja siis ma pakun, et maakler ütleb, et arvutab üle kliendiga või siis meie siis kui kliendid või. Ma pakun nii ja siis ta nagu arvutas läbi ja 72 on ka sellega, millega me ei anna. Ja, ei no mõistlik. Aga igatahes mul on väga hea meel, sellepärast, et mul on hea meel, et nagu põhimõtteliselt praegu 100% inimestest, kes on seal käinud, on nagu olnud hästi nagu meeldivad ja neil on väga meeldinud, mis nagu paneb mulle ka minu korteri jälle natuke rohkem meeldima. Vaata kui huvitav, et teiste arvamus tõstab nagu jälle enda arvamus ka. Et toome selles mõttes näite, et kui ma elan ühes kohas, mis on väga äge koht, super koht, samamoodi kui ma seal ossin, ma haipisin üles, et wow, best korter ever on. Kui sa elad sellesse, muutub selles mõttes nagu tavaliseks päevaks. Jaa, muutubki. Täiesti tavaline korter, täiesti tavaline asi. Ja sa võib-olla nagu unustad natukene ära selle. Sa hindad oma korterit, aga sa natuke unustad ära, et ta on ikkagi nagu pigem nagu siukene... No ta muutub iseenesest mõistetavaks. Just. Et sa tahad nagu rohkem vaata. Et kõik need luksusasjad, mis seal võib-olla on või need ilusad asjad või kas see saun või mingid, mis iganes elemendid on ju, et siis nagu, mul on ju. Aga siis, kui ütleb, et sul on saun ja sul on see äge see ja siis on siuke äge valgus, siis mõtled, et paned äge valguse põlema on ju ja siis vaatad, et kuradi päris mõnus on tegelikult on ju. Et thanks for nagu juhtis tähelepanu sellele jälle, vaata. Kui mul endal on samamoodi, et teine mõnikord on niimoodi, et kurat, tead, võiks ka mingi remonti teha või midagi, aga siis teistpidi keegi ütleb või kuidagi, siis vaatad, et ei, tegelikult on päris äge. Et ma arvan, see ongi iseenesest mõistetavaks muutud lihtsalt. Sinu korteri teeb praegu minu jaoks atraktiivseks see minimalism. Vaata, minu korteri ka oli alguses ikkagi minimaalne. Minimaalselt täis, aga sellest saadik, kui Lemme tuli sinna nagu juurde, siis hakkasid asju kuhjuma, vaata, alustades suurest kapist ja siis see ja siis oli juba beebi asjad ja siis veel 7 uut kappi ja siis ongi niimoodi, et see on elu paratamatus ja ma olen väga õnnelik kõigega sellega, mis mul on, aga et nagu siia kord, kui ma sinu juurde sisse astun, siis on nagu võt see on korter. 100 ruutu, 1 voodi ja telekas, et nagu põhimõtteliselt et see ka minule meeldis ka minimalism, vaata mingi nurga alt. No ma ütlen, et see less is more on tegelikult ikka nii äge nagu mõttelaad või trend või mood või mis iganes asi ta on, et less is more, jah, mõjub hästi. Kuidas sul kalade toitmine läks, kui sa peapäeval hommikul käisid? Sul oli ilusasti kõik ilusti ära märgitud. Nagu ma tegin suht niimoodi, et saaks pihta. Ja ma rääkisin nendega paar sõna juttu ja panin tule põlema ja seal ülejäänud tuled vist läksid ise. Automaatselt jah, tulel ei lähe automaatselt. See oli chill, jah. No, cool. Pepaga ka rääkisid või? Tead, ma ei pannud tähelegi teda. Ma olin nagu selle kaladele orienteeritud ja mul oligi niimoodi, et mul oli mingi pool tundi oli aega, et need korteri vaatajad tulevad, siis oligi nii, et ma nagu, et ma ikka tasin mingi ilusti ära käia, et ma päris niimoodi poole ühe peale ei jäta seda, vaata. Ja, ei no väga armas. Et ma hommikul ära käiksin. Ja, no kes veel ei tea, siis Jüril on kodus üldse nüüd juba 4 akvaariumit. Päris haigene. Vaatasin, mis toimub siin. Ja, et paljunevad akvaariumid ka mingid moodi ja nii on. Aga miks ma käisin su kalasid toitmas, äkki tahad rääkida? Sest ma olin Tallinnas. Ma käisin Tallinnas vaatamas, puhkamas ja vaatamas seda Tartumaa jätta Eesti meistrivõistluselt klassikalise jõutõstmises. Kuidas sul reis läks? Selles mõttes, et kuidas oli tuba, kuidas oli teenindus, kuidas olid söögid, kuidas oli seltskond, kuidas oli teil seltskond oli teil tee peal tülisid, oli teil tee peal mingisuguseid aususe hetki? Ja, oli küll. Alkame alguses siis, et käisime vaatamas Tallinnas võistlust. Hotell oli meil, kusjuures sama hotell oli, kus me tookord ööbisime, kui käisime Tallinnas viimane kord. Meil ei olnud mullivanni ei olnud, aga meil oli õhtusöök oli ja mul oli mingisugune lõhe ja Katsil oli mingi kanafilee. Nice. Kus asja sees. Ma ei tea, mis see kus on. See on väga maitsev asi. Ma ei tea, väga veider nägi välja ja ma sain korra maitseda ka, et ma emotsiooni ei tekitanud. Ei, söök oli hea, kook oli veel parem, mis pärast toodi meile. Aususe hetke, meil vist isegi oli, kas oli nüüd selle reisi peal minnes või tulles või mingi hetk kuskil meil oli küll, et küsisin Katsi käest ka, et kas ma ajan teile närvi ka nagu vahepeal. Kas on, vaata, meil saab kohe nüüd aasta täis, on ju? Millest nagu?
tutvumisest jah, just, et okay, aga me hakkasime koheselt ju tutvuma, me läksime nagu koheselt ju suht sügavalt nagu hakkasime läbi käima, et meil ei olnud see, et me saime tuttavaks, me nägime korra nädalas või korra kvartalis, me hakkasime põhimõtteliselt nagu, kui me teisel nägime, siis me juba kolmandal ka nägime. Aga sina nagu minul Lempsil, aga sina nagu umbes nagu ise nagu panid orientiiri, et kuna see nagu meeldiv flirt nagu muutus suhteks? No aja jooksul muutus iseseisvalt. Mis suurem, mingi poole aasta jooksul või varem või hiljem? Varem ikka juba, me juba esimesel päeval tegime musu ja asju. Et meil asi nagu liikus ikka kirg lõi nii üles, kui vähegi saab. Muidugi. Aga aususe koha pealt ma küsisin, et kas nagu, vaata ma tean, et ma ajan inimese vahepeal närvi, ma olen mingi raske isiksus olen kohati. Just. Aga ei, Kats nagu ütles, et ei ole, et ja hakata nagu tagasi mõtlema selle aasta peale, siis nagu ongi nii, et me oleme vist tülitanud mingi 2 või 3 korda nagu ja meil ei ole ühtegi nähvamist, meil ei ole mingisugust halvasti ütlemist või meil ei ole siukesi asju. Meil on see, et me viskan Katsile külma veega duši alla, vaata. Ta viskas mul mingi jäätüki kaha. Me nagu teeme siukesi asju, vaata, onju. Aga meil ei ole nagu tülisid olnud nagu ala see, et ma tulen paha tujuga ja mingi nähvan või vastupidi, et tema tuleb ja nähvab, et meil nagu selliseid asju ei ole, meil on nagu kogu aega nagu chill ja siis päris hästi suudame nagu üksteise emotsioone nagu läbi lugeda ja hammustada ja ma ei tea, meil on ka ja kui ma teda närvi ei aja, siis see on nagu väga suur pluss mulle. Aga tema siin närvi jääb? Ei, ma räägingi, et nagu mul ongi nagu, ma ei olegi nagu tema peale ka närvi läinud, kui mul on mingid eelnevad olnud, vaata, ütleme, kui sa mingisugusest suhtlemisfaasis sa nagu, kas sa muudad ise ennast või sa nagu neelad mingid asjad alla või sa neid ei häiri need või sa lased neid kuidagi mööda ja mis iganes, aga no aasta on juba see koht, kus nagu tegelikult nagu hakkavad välja lööma need asjad, mis sind häirivad. Need on mingid käitumismallid võib-olla või mingi häälitsused või mingid, mis iganes asjad, naljad, whatever. Siis ei, mul ei jää Katsi mitte miski nagu närvi. Võib-olla ainult see, et ta ei kuule mu sõna, kui ma ütlen, et too see sealt siia või tee seda või too, aga muidu on väga chill. Väga armas, mul on seda väga hea kuulda. Et jaa, see oli see ausushetk, mis meil oli ja väga äge võistlus oli, ma ütlen ausalt. Me vaatasime tervelt mõlemad päevad vaatasime ära nagu. Et saime väga palju motivatsiooni juurde, et kui sa näed, et inimesed nagu arenevadki, et samad tüübid, kellega umbes aasta tagasi umbes mina võib-olla võistlesin, on nüüd nagu edasi arenenud ja noh, et ei, see on väga huvitav, väga motiveeriv ja mulle väga meeldis. Et ma panen 2 laiki mõlemale päevale ja ma panen 2 suurt laiki selle vahepealsele ööle, kus keerati kella. Saib ma tund aega kauem magada. Täiega mõnus on ju. Mina muidugi ei maganud kauem. No jah, sul on igasugused unehäired ja lapse häired ja lemme. Ei ole, lapse ja lemmega ei ole üldse asjad see, et minu ainult häired on. Sinu enda häired või? Ma ei mäleta, kas on kunagi kordagi ööd selle ajaks, kui me oleme beebiga olnud, kus nagu ma poleks saanud beebi pärast magada. Et nagu ei ole. Pigem on nagu variant 1 on see, et võib-olla kassid panevad vahepeal hullu või siis variant 2 on see, et lihtsalt nagu lööd silma lahti ja siis ongi need Kassile pead teab mis ostma või? Selle elektri, selle kaeluse, siis pult on näiteks sinu ja lemme käes, vaata, kui kass näed päeval magama ja sellist nalja teed, siis ma teen praegu ju, annad suraka, vaata. Kassile ei tohi haiget, jah. Sa ei teegi haiget, nad talle lihtsalt paar volti tagumikku. Aga sellest rääkides ongi niimoodi, et täna ma näiteks ärkasin lihtsalt kell 4 ülesse. Ma läksin magama, me läksime voodissega mingi 9:30 juba, ütleme, et 9:30 ma arvan, me juba Lempsiga mõlemad magasime. Aga 4 ülesse ja siis oli pool tundi nagu vahin seina ja lakke, mida ma siin vahin. Võin püsti ära, läksin vaatasin Ahvide planeedi selle kõredi sõja ära. Ma olen seda küll näinud, aga lihtsalt kund ei ole. See uni on nii hellakene. Ja siis lähed tööle veel või? Ja lähen tööle ja siis lähen veel trenni. Tulin kohe sinuga podcasti tegema. Kes palju teeb, see palju jõuab. Ja päris aus olla, siis mul on viimane nädal olnud see, või viimased, ütleme mingi, ma ei tea, 4 päeva mul energiat olnud rohkem kui siin viimasel 9,5 kuu jooksul, et kas on adrenaliin, mis mind praegu nagu tagant utsitab või midagi, et jaa, ma teen palju, ma jõuan palju ja tegelikult mulle mingi nurga, et see meeldib see. Aktiivne olla või? Aktiivne olla. Ma ei tea, mul on ikka selle unega ikka selles mõttes nagu hoopis vastupidi.
et kui sa magad umbes mingi, ma ei tea, paar tundi, siis ma suudan vaevalt paar tundi ärkvel olla. Noh, ma nüüd praegu ma olen seal katsi juures, teeme seda remonti, et mul seda uneaega on nagu ära võetud päris kõvasti kohe. Mis on nii armastus, kats kogu aeg tunneb muret, mine sa maga, ma panen ise siin pahteldan ja segan segu. Aga mis te üldse selle 2 korteriga teete? Ma ei tea. Mugavam ei oleks nagu ühes olla? Ma ei saa aru, kuhu sa sihid selle küsimusega. Saad aru, ma ei saa sellest aru. Ega ei olegi vahet. No. Jaa, cool. Aga meil oli veel mingi mõte sellega, mul eelmise teema kohta oli üks väikene mõttevälgatus veel sellest, et ma sain vist mingisugune mõni päev tagasi alles aru sellest, vaata kui on mõned suhted või on mõned inimesed, kes nagu on niinimetatud käpa all, et mehed on nagu käpa all, et sa näed kohe ära, et nagu naine otsustab kõik asjad ära ja ütleme, et võib-olla isegi näed seda ära, kuidas naine käitub mehega halvasti. No mul on mõned sellised paarid ja et ongi, et nagu mees on käpa all, et nagu muidu on hull kõva vend, aga siis naise koos on käpa all. Aga ma olen nagu üha enam viimasel ajal nagu aru saanud, et võib-olla ma olen mõnele paari suhtes olnud mehele näiteks liiga teinud oma mõtetes. Et võib-olla asi ei olegi selles, et inimene on käpa all, vaid asi on selles, et ta lihtsalt ei taha, et teisel poolel oleks nagu halb. Saad aru? Et ütleme, et kui naisterahval on midagi, mis talle teeb näiteks haiget, ütleme näiteks mingi mehe käitumise mingisugune asi, on ju. Vahet ei ole, teeme naine armastab mees, kõik on hästi, ega ta on selle mehega elu lõpuni koos, ta armastab teda, et mingi väike asi, ta nagu neid lahku ei aja, on ju. Aga on mingisugused asjad, mis ütleme naisele teevad liiga nagu mehe käitumise juures. Ja siis, kui mees nagu korrigeerib neid nagu teadlikult, et ta naisel oleks hea olla, ta teeb seda, ütleme sellepärast, et naisel oleks hea olla. Ja siis see võibki ekslikult tunduda nagu see, et mees on muutunud naise käpa aluseks. Kas saad aru, mida ma mõtlen umbes? No tegelikult sa räägid kompromissist praegu. See ei ole ju kompromiss, kui üks muudab ennast teise pärast. See ei ole kompromiss. Kompromiss on see, kus tullakse kokku keskele. No, sina natuke rohkem talud ja mina natuke olen parem. See peaks olema kompromiss. Ega see võib ka kompromiss olla, et see on võib-olla mitme asja nagu üks külg, vaata, et ütleme, et ma ei tea, ütleme, et naine ütleb mehele, et kasvata selline soeng on ju, ja siis on, näiteks, et värvi juuksed blondiks või vastupidi, lõika maha või midiganes, et see tundub mulle jälle kuidagi nii tühised tühine teema käsitlus, kuidas sa nagu selle tühiseks nagu. Millest sa räägid siis? Ma räägin isikuomadustest. Mis isikuomadus võib olla, mida naine ei talu oma mehe juures? Tähendab kokkuvõttes, ma sulle sellele ei oska vastata, aga kuhu ma selle jutuga tahtsin jõuda, ongi see, et mina olen näiteks ise aru saanud, et ma tahan, ütleme, mingite nurkade alt muutuda nagu paremaks, kui ma tean, et minu armsamale, ütleme, sellised asjad võib-olla võivad teha haiget. Mingisugused minu käitumismustrid. Saad aru? Aga kas need mustrid on siis nagu nii suured, et seda tead nii sina ja võib-olla siis veel mingid inimesed või? Et ma ei tea, ma ei kujuta ette, mis asi see võib olla seda, mida teab terve maailm ja teab sinu kaasa ja sa siis otsustad seda ära muuta, et sa jääks nüüd üle maailmale, jääks mulje, et Lemme on sulle pannud mingisuguse... No muidugi ülejäänud maailm on ka mingi teistsugune. No mina isiklikult tean seda, et ma nagu tohutult hästi nagu näen inimestes muutusi ja nagu tunnen inimesi juhtult hästi. Nii? Noh, võib-olla mingisugused asjad, kui ma teiste puhul näen, see ei olegi nagu see, et kogu maailm näeb. Võib-olla seda näen ka ainult mina. Okay. Pigem siis äkki niimoodi, et kui ütleme, keegi muutub tallaaluseks ja kas sina seda juba näed, no siis on ikka asi väga hull. Siis ei ole enam asi kompromissis ega mingisuguses väikeses käitumismustri muutuses. Aga tallaalune olek on ikkagi pidev protsess. Ma arvan, see ei ole see, et mingisugune üks muutus, üks asi, vaata, et see on nagu pidev protsess. No mul oli ka üks juhtum selline, kus mees, sõber siis nagu, minu sõber siis tahtis endale autot osta, leidis endale sobiva isendi, helistas naisele, ütles, et ei või osta. Ja siis mees ei ostnud seda autot endale, kuigi see mudel oli nagu tema mingisugune nagu soov, just see konkreetne mudel saada nagu, ja mida ei olnud enam väga palju turul saada. Ja siis ta nagu leidis selles mõttes nagu heas seisukorras, et naine ütles, et siis naisele kuule, et tead, naine ütles, et ei kuule, et sul mingi romud edela siin hoovi peal, et ära osta rohkem, siis jäi ilma sellest, et
kahtepidi mõista, naine tõubel tõi nagu mehel mõistuse kodu, et kuule, et come on, dude, et noh, ära osta, et meil on siin mingid rommud juba või mis iganes, vaata, meil ei ole seda nagu tegelikult ei ole vaja, hoiaks selle raha mingi muu asja jaoks. Noh, ma ei tea raha seisu, kas neil oli nagu raha lademetest, et seda osta või oleks on mingid eelarvest või millegi muu arvelt. Aga teine, mul ongi see, et nagu, kui mees tahab, et siis ei või nagu osta, et peab naised luba küsima, et see võib kahtepidi nagu tõlgendada seda kõnet. Mina ei teagi, kumb see õige on. Kuigi mul naljakas mõelda, et see tegelikult oli ikkagi see pähe tõmbamine. Jah, sellised situatsioonid on täpselt sellised, et me ei tea nagu kogu lugu, et meile tundub nii, et näed, ütleme, kuradi naine tead, kaagutab seal, ei lase mees tead oma raha eest ostab, mis ta tahab, on ju. Aga tegelikult on võib-olla see, et võib-olla kõik need eelnevad 10 aastat on juba mees nii palju lolli otsuseid teinud näiteks. No ja siis ongi niimoodi, et see nüüd järjekord ront on, kui sa ütled ka, et kuule, õu on juba ronte täis, et see ongi niimoodi, et kui sul juba seal mingi 2-3 ronti on, et siis suure tõenäosusega tõesti jah, see 4. võib-olla ongi nagu naine tõigi mõistuse koju, on ju. Aga mehed on mehed, vaata. No see on ikkagi jõuab ka sinna vaata, et see et oma raha eest, et oma raha eest ostame mingisugused ronte ja siis naise raha eest siis toidame peret või kuidagi vaata. Et see väide vist on ka alati nagu siuke veider. Et et mina olen mees ja mina oma raha eest ostan, mis tahan. Et ma ei tea, vaata, see on see minu palgal. Ja see ikka, ma arvan, et see on ikka nagu läbirääkimiste küsimus, kuidas perekonnas on asjad nagu läbi räägitud. Ei, seda küll, aga ma mõtlengi seda, et nagu sinul lemmel on, sina ütled, et kurat, mina tahan endale uut autot osta ja siis lähed osta endale uue auto on ju, oma palgapäeval on ju, ja siis see on minu raha, mina teenisin seda raha, aga ülejäänud kuu peate elama lemme palgast. See ei oleks mina. No, see ei oleks sina, jah. Ei, ma räägin ma arvan, et minu ja sinu selles mõttes nagu need egod võib-olla on natuke liiga suured. Ma usun, et päris palju on egos ja päris palju on ratsionaalses mõtlemises, aga ma usun, et ego on ka ikkagi see, mis nagu minul ei ole siiamaani lubanud tegelikult niimoodi, et raha nagu kuidagi nagu vastu võtta või nagu lasta nagu endal elada kellegi teise kulul. Ei, mina ka ei. Vahepeal nagu täiesti null. Kuuled jälle kuskilt midagi, jälle kuskilt, et keegi jälle mingi tüüp tuli, sai tuttavas, kõik oli omal nummi, siis kolis sisse, tööl ei käinud, mängib arvutimänge. Ja sellised, ja me ei räägi siin mingisugust 1 või 2 juhtumist, vaid sellised juhtumid on päris palju, siis mõtled nagu, et vau, et on 2 varianti, kas mees on geenius või siis ta on nagu ülimalt ma ei tea, mis enesehinnanguga see mees on, et ta nagu niimoodi laseb nagu teha. Et ma usun, et ma suudaksin muidugi lasta, ütleme, naisel ülal pidada ennast sel juhul, kui midagi peaks juhtuma, ütleme, minu tööga ja ma ei jõua mingi 2 kuu jooksul, ei leia, ma otsin, aga ma ei leia mingisugust võimalust tööd leida ja siis ütleme, ma läksin naise kulul, niinimetatud kulul või kuigi tegelikult on ju üks pere mingi nurga alt, siis mul oleks raske, mul oleks väga raske, ma arvan, ma oleks juba sellest võib-olla depressioonis, aga see oleks ainuke võimalus, kus ma nagu saaksin niimoodi elada. Ja ei, ma olen suga, selle kaudu me oleme väga, väga ühtekad, meil on see eneseuhkus vist on nii suur, et me ei taha nagu almuseid võtta ja ma olen suga täitsa nõus. Issa, mul oli üks mõte vahepeal siin peas ja mul läks nii, õige, mul tuli meelde, kui te mäletate sellist saadet nagu Mardipäeva jämm, mäletad, Jüri? Ma olin tööl. Jüri, mis sa arvad, kui teeks uuesti Mardipäeva jämmi? Live esitluse või? Lihtsalt jämmi või? Me teeme Mardipäeva jämmi ja me tuleme siia, sina, mina, Sigmar, võtame siin väikesed šnapsud ja paneme korraliku show püsti. Tekitaks sellest nagu niimoodi väikese erilasepesa traditsiooni, et Mardipäev, mis jookseb nagu radari alt läbi igalt ühelt. Mis kuupäeval on üldse? Äkki peaks olema mingi novembri lõpp. Novembri lõpp või? 6 pärast alles siis? Mis sa arvad, teeme ära või? Nii, pane kirja. Minu see oleks väga kihvt nagu, et siis oodake järgmist Mardipäeva jämmi, meile tuleb taaskord külla Sigmar ja Sigmarist rääkides, Sigmar on üks see vend, kes nagu ostab neid ronte, vaata. Ma mõtlesin, elab naise kulul. Ei, ostab ronte ja temaga just praegu niimoodi, et ostis 1 rondi ära endale, sõidab sellega mingi aeg, mingisugune vana Volvo müüki tulnud, äge, ostan endale talveks vana Volvo mingi tonniga jälle, ostis tonniga Volvo ära, sõitis sellega mingi 2 nädalat, siis nüüd tuli siis tööle siin mingi paar päeva järjest ja siis just ka ta nii imelik on kuidagi bussiga sõita, Boldiga läks mingisugune 5 euri ja midagi. Siis ma vaatan, mis on nagu autos sai, ei, et see üks ront on paranduses, vaata juba 3. nädalat ja teise rondi müüs nädalavahetusel maha. Ma küsin, miks sa teise rondi maha müüsid? Ei, ma tõin natuke vahelt teha tegi mingi paar sõtti vahelt. Ja siis täna läks siis Tallinnasse endale uut ronti ostma,
vaatas sealt välja mingi tonn 500-ga mingi Fordi mingisugune kastikas või siis Mercedes CL mingi tagavedu mingisugune tonn 900 ja siis nüüd ma huviga ootan, homme ma siis näen, millega ta siis tagasi tuli, aga see on nagu täiesti nagu hämmastav lihtsalt ja kui me eelmine kord Mardipäeva jäämis rääkisime Sigmariga sellest, palju tal autosid on olnud, siis äkki oli see number oli seal mingi 30, ma ei tea, äkki 5 juures, et nüüd ma usun, et selle aastaga peaks olema mingi 4 või 5 autot on ta kindlasti veel nagu ostnud, müünud, nii et nüüd arvatavasti peaks umbes 40 olema ühel inimesel autosid. Hämmastav tegelikult ju. Hämmastav tegelane, ma ütlen sulle, see on ikka siuke tegelane, et täitsa pöörane. Järgmine teema, mis mul oli mõttes, millest ma tahan rääkida, mis on nagu praegu kuum Instagrami konto, on nagu see pole okei. Oled sa näinud seda kontot? Jah. Mis on sinu mõtted selle konto pealt? Osasid lugedes on naljakas, nagu tõsiselt naljakas, nagu osad on naljakad, aga mõned on sellised, nagu kas nad tegelikult ka nagu on olemas sellised ja vahepeal ma kardan, et äkki mõni on fabritseeritud, et kuidagi on nagu näitlikult kuidagi üles tehtud selliseks või kas ta nagu, kas tõesti on nagu päriselt siuke asi olemas? Mina mõtlesin ka seda, et ma mõtlesin korra, et okei, et oleks mingisugune padu, mingi debiil vaata, teeks sinna vastu konto, et naised on nõmedad ja siis laseks, kirjutaks mingisuguseid täiesti debiilseid neid Messengeri neid, saadaks sulle, sina te screenshoti saadad mulle ja siis ma muudkaga, ja siis samamoodi nagu fabritseeriks neid niinimetatud, nagu sa ütled, aga ma arvan, et see ei ole siiski sellepärast, et me oleme varem ka kuulnud, mida tegelikult mehed saadavad naistele. Oota, aga mul tekib nagu see küsimus, et kus nad neid saavad? Okei, ma saan aru. Inimesed saadavad neile, nüüd on nagu siis, kuidas see alguses sai, ma ei tea. Jah, et kümmeltki kokku kuskilt ja kuidagi nagu ma arvan, et igal naisel on Messengeris ja Instagramis ja Tinderis, ma arvan, et kamaluga selliseid screenshotte saata. Minul tekib küsimus, et miks neid praegu nii vähe on, kui seal on 10 900 jälgijat mingi 5 päevaga või, et siis nagu võiks neid nagu veel rohkem olla. Aga mida ma sain aru, neid asju vaadates on see, et mul on tunne, et nüüd olen vist mina natukene loll. Mis koha pealt? Nagu kohe räägi. Pidevalt on seal selliseid kirjakesi umbes, et näed, et Tinderis nägi sind, ma ei tea, ja me ei matchinud on ju, aga ma otsisin su Facebookis üles, et näed, et sa oled ilus tüdruk, ma tahaks ju kirjutama hakata või mingi selline asi või et hakkasin sind jälgima sellepärast, et ja siis alati seal allkirjas umbes, et creepy ja midagi taolist. Ja siis sain mina aru, et mina olen ka oma elus olnud creepy. Ja ma olen olnud korduvalt creepy ja ma isegi ei tea ja ma isegi ei ole kindel, kas see on creepy. Lihtne näide. Ma näen näiteks, ma ei tea, toome mingisuguse rumala näite, ma näen kas või, su nägu kõlab tuttavalt saates, mingi loll, Eesti otsib supermodelli näiteks, mingi saade näiteks. Ma näen mingit tüdrukut sealt, Pille näiteks. Pille on näiteks nimi. Ma vaatan, ilus tüdruk, ma lähen panen Instagrami on ju, ka see on ju otseses mõttes samamoodi selline stalkimine ju. Ma näen kuskilt mingi Pille ja ma lähen Seidi, Rannamäe Seidi, ja lähen panen Seidi Voogre näiteks sinna. Samamoodi, et ma nägin kuskil niinimetatud ilusat tüdrukut ja siis nüüd ma lisan ta sinna, hakkan teda jälgima ja võib-olla kirjutan talle. Ei, ma ei ole nagu kirjutanud, aga minul on samamoodi olnud kunagi, kui mul oli Tinder, ma nägin, ma panin küll, ma nägin, et ilus tüdruk on, vaatasid mingi nimi, Pille näiteks, ja läksid Instagrami, panid lihtsalt selle Pille sisse, arvatavasti tuli juba teise nime, eks ole. Vaatasid, kena tüdruk, ma panin follow. Nii, nüüd ma siis nagu vaadates neid asju seal, ma saan aru, et ma olen creepster, sellepärast, et inimene pani avalikult tutvumisportaali nimega Tinder oma nime ülesse ja võib-olla oli isegi sulguda selle Instagrami nimi ka näiteks, mõnel oli seal. Ja siis, kas nüüd ma oleksin siis creepster, kui ma oleks selle kirjutanud? Ma lähen selle teemaga veel kaugemale. Mul oli üks juhus, kus mul üks tuttav Facebookis, ma ei tea, mängis seal jõuluvana või mida iganes ja siis seal oli ka, ta oli ära tääginud mingisuguseid inimesi seal, kellele ta neid andis kinke või midagi ja mulle hakkas seal üks tüdruk silma. See nimi oli ja ma ei pidanud isegi seda minema otsima, vaid umbes, et ma vajutasin selle nime peale ja tuli tema Facebooki profiil.
nii, okei, cool, ma sõbraks ei pane teda, sellepärast, et creepy on ju, vaata. Või võtsin selle nime, panin Instagrami, see sama nime, hakkasin followma teda. Tema hakkas mind vastu followma. Mina kirjutasin talle, ta kirjutas mulle vastu. 2 päeva hiljem saime kokku. 4 kuud olime koos. Et selles mõttes, et kas siis on okei, kas siis on okei nagu olla kriipster, kui sellest tuleb midagi välja. Või näiteks järgmine näide, et kui keegi kirjutab seal, see pole okei seal, et ma leidsin su siit, aga kui Ott Lepland leiaks Tinderist Pille pildi, ta vaatab, et ilus tüdruk, ta hakkab Instagramis followma näiteks ja kirjutab, et näed, ma nägin sind Tinderis, me küll ei matchinud, aga sa oled ilus tüdruk, äkki saaks kokku. Kas see oleks okei? Kas see pole okei, on ainult siis, kui tüüp on kui selline, kellest sa pole huvitatud? Jaa, ma saan su pointist peetsa pihta. Ma mõtlesin selle peale lihtsalt, et ma olen mitmeid kordi elus tegelikult niimoodi teinud, et siis kui ma olin vaba vallaline ja kui ma tõesti kuskil nägin mingisugust ja täpselt samamoodi ükskõik, saad aru, see on sama friiki tegelikult on ju see, kui ma ei tea, lihtsalt laigin tegelikult suvalist inimeste pilte ju. Jah. Kõik selline. Aga sa ju tegidki Tinderis või selles Instagramis ka ju samamoodi, et sa näed mingid pilti, sa paned follow on ju. Ja kui sa lähed sellega edasi, siis järgmine samm ongi, kuule, tšau, et sa oled nii äge või mis iganes, teed mingi... Sa oled kirjutanud korduvalt ilusatele tüdrukutele oma noore elu jooksul. Ma pean tunnistama, jah. Kas siis sina oled ka creepy või? No, tuleb nii välja, nagu sa siis aru saad. Ja siis järgmine küsimus mul tekkis nende samade nagu screenshotidega oli see, kui inimene kirjutab, et hei. Ja keegi ei vasta, on ju? Nii, ei vasta. Siis tüüp kirjutab, et hei, et 3 päeva hiljem kirjutab, hei, palun vasta. Ja siis mul tuli jälle see tunne, et okei, ma praegu võtan selle muidugi kontekstist välja ja ma saan aru, et see on mingisugune arvatavasti nõmik, kes segab see tüdrukut, okei. Aga mul on olnud situatsiooniga, kui minu mingisugune sõbranna näiteks või midagi sinna kanti, on ju, ma kirjutan talle hei ja ta näeb selle ära ja ta ei vasta, on ju. Siis ma mõtlen, et okei, oma peas mõtled niimoodi oma rumala mehe peaga, et okei, ju tal siis ei olnud praegu aega vastata, aga ma kirjutan talle uuesti, sest et ma tahan ju temaga edasi rääkida. Ja kirjutan uuesti, hei, on uuesti nähtud. Okei, siis ma juba mõtlen, et näiteks tüdruk meeldib ka näiteks või mida iganes, siis mõtlen, et huvitav, et nagu, miks ta mulle ei vasta, et okei, ma kirjutan talle, et hei, kuule, et aga miks sa ei vasta? Ja siis ongi niimoodi, et ja ütleme, et teemegi näo, et see sõbranna või tüdruk ongi nagu mingil põhjusel tahab sind ignoda, ta ei ole sulle seda öelnud, et ta tahab sind ignoda. Ja siis sa istud seal nagu debiil ja siis ongi niimoodi ja mõtle, kui sa kirjutad veel 4. kord ka hei ja siis sa oledki seal kõige hullem ahistaja, mis üldse olla saab. No mina saan tegelikult nii aru, et kui mingi imelik inimene ahistab sind või kirjutab sulle, et miks sa nagu lased tal see sõbralistis olla, minust ongi palju lasevad inimest, ta mulle ei meeldi, aga ma ei tea, miks ma taga suhtlen, aga sa nagu hoiad teda seal või kuidagi nagu, et sa annaks sulle mingit tähelepanu või sa jätad nagu selle lõa otsas, et kui sa ikka inimene on creepy ja sa ei taha teda, siis sul on olemas see funktsioon block user ongi kõik. Et samas naised nagu hoiavad ise neid selle lõa otsas ka, et 10 korda ta tüüp kirjutab, on ju tšau, vasta, siis 1 korra võib-olla sa küsid tegelikult midagi. Tüüp saab jälle indu juurde, jälle paneb seal 10 päeva ja jälle kirjutab sulle, vaata, et lõpeta ära selle tüübi piinad ka siis juba, võib-olla ongi natuke totu ka, et ei saa võib-olla ise aru päris täpselt või mis iganes, et ega naised mängivad ka nagu selles. Jah, et ärge saage aru, see konto on lahe ja ma usun, et 90% nendest tüüpidest võivadki olla täielikult debiilikud, on ju. Aga alati kuskil on seal aga, kohe hakkad nagu mõtlema enda peale, et jälle, et niimoodi, et endal on täpselt samasugune situatsiooni, kus keegi ghostib, eks ole, et miks sa ghostid? Et kui raske on siis mõnel inimesel tõesti vastata, et hei, tead, ma ei soovi sinuga suhelda. Või siis vastupidi, et tegelikult võib-olla need tüübid on hoopis trollivad neid tüdrukuid seal kedagi konkreetselt nagu. Või siis on tõesti mingisugune nii ilus tüdruk, kellele kirjutatakse 6000 kirja päevas ja ta lihtsalt ei viitsi vastata. See on ka variant ja siis tema saadab screenshotte näiteks, ma ei tea. Ja, kuule, aga lähme hoopis ühe ägeda. Ma tahan sulle ühe rõõmusõnumi nüüd öelda.
minu elus on nüüd juhtunud 2 sellist huvitavat lugu. Kuidas see saade täna niimoodi läheb? Ma ei tea. Jaa, mul oli isegi selline lugu juhtus minuga, et ma käisin eelnädal mingi päev Konsumis õlut ostmas. Kuule, aga ma panen su praegu kinni ja siis jätkame täpselt sekundi pärast. Ühesõnaga, tore on tagasi olla hetkelised sekundised pausilt. Cool. Point on selles, et käisin Konsumis ja tahtsin õlut osta. Mul oli see Selve Express kassa. Sa käisid Konsumis ja läksid Selve Express kassa? Või no see... Ja sul küsisid dokumenti? Juba küsisid dokumenti õlle ostmise juures. Ma küsisin nagu... Ma vaatasin selle otsa, küsisin, tuli mu kõrvale seisma, dokumenti palun. Ma ütlesin nagu päriselt või? Ta ütles jaa. Siis ma otsisin oma selle ID-kaardi välja, näitasin talle, et 83 sünni aasta. Ma ei tea, igatahes. Ja see ei ole veel kõik, et... I can do it all night long. Absoluutselt. Uskuvalt, palju õnne sulle. Aitäh. Mind peeti täpselt 18 aastat nooremas. Ja sina räägid sellest, et kuidas nii vanalt saab isaks, tead, ma olen seal nagu vanaisa. Ma ütlesin sulle, sa oled 55, et arvatavasti kõrdi küsitakse, vabandage noormees. Ja eile olin trennis ja siis oli ka, et võtta, kui vana sa oledki? Ma ütlesin 36. Kelle, kes see ei ole oluline. See on lihtsalt üks, kellega sain tuttavaks. Okay. Ja ma mõtlesin, sa 20 oled või midagi. Ei, ma olen juba vana peer, et ma olen juba... Ärvita seda sõna, see on nii nõme sõna. No, jaa, aga iga teine 36-aastane vana peer. Et võib-olla välja arvatud meie. Ja kui vanaks ta pakkus sind? 20 midagi. Ja kui vanaks pidas sind poemüüa? 18. Ei, 17 siis tõenäoliselt. Või 16 või 15. Ulme. Jaa, need on need asjad, mis teevad nagu tuju heaks. Nagu päriselt teevad tuju heaks, et vau, et ma ei oskagi midagi öelda nagu. Ma olin nagu toet ka nagu vau. Okei, kas sa kinno oled jõudnud? Ei ole. Ei ole, ma ka ei ole. Aga ma räägin sulle paarist enda väga heast filmielamusest. Ma olin mega impressed filmist nimega Dolomite is my name. Mis asi? Eddie Murphy uus film. Dolomite Netflix, is my name Netflixist. Ta tuli kohe täpselt samal päeval, ma olin ta listi juba lisanud, sest ma juba ootasin seda filmi. Ma ei tea miks, aga ma olin juba hyped, olin juba eos. Ja see oli tõeliselt äge film. Ta oli tõeliselt äge film ja ma ei tea, miks mulle see film nii tugeva jälje, see on 9 punkti sellele, see oli väga äge film. Kas Eddie Murphy on selline näitleja, kes oli vahepeal mingi 100 aastat surnud või midagi? Ta tegi halbasid valikuid oma elus. Ta on 20 aastat halbasid valikuid teinud ja see oli ikka tõeliselt äge film. Ja ta vahepeal vaatas, et see oli lihtsalt Eddie Murphy, tegi oma lolli Eddie Murphy't, aga seal see filmis oli väga suur süda ja selles filmis nagu olid väga head kõrvaldajad ja see story kõik oli nii äge. Ma väga soovitan Dolomite is my name, on äge film. Ja ma räägin sulle ühest seriaalist, ma vaatasin. Arva, mis seriaali ma vaatasin ära? Ma ei kujuta ette, üllata mind. Ei, ma tahan, et sina ära arvaksid. Mitu hooaega sellel oli? 2 hooaega? Ja. Sa vaatasid ära Nordseemenid? Jah. Olid ägedad, on ju? No, mis sinu jaoks selle nagu ägedaks tegi? Ma ei tea, kõik see huumor, mis oli see Orm ja Arvid ja seal oli kõik oli nagu kuidagi nii, just see võib-olla see släng ka, et see ongi nagu norralaste film tegelikult. Minu jaoks oli nagu üllatus see, et sa nagu haipisid tam nagu mingi hullult üles, et et ma ei tea, me siin vaatame ja näed, ma siin kats ka naerab ja mingit, et hull, selles mõttes, et mina näites Nordseemen oli selles mõttes, et nagu mõnus meelelahutus, et ta nagu jooksis, ta nagu oli siukene mõnus tapeet taust, aga ma ei mäleta kordagi, et ma läksin nagu näiteks kõva häälega naernud. Tundub, et meie huumori, meil on teine, see oli igati äge oli, aga mis mulle meeldis see Nordseemeni oli, see oli see, et kui ta algus ma vaatasin lihtsalt, et paneme käima, vaatame, milles see faas is all about on. Ja siis nagu vaatasid selle esimese hooa ära, et okei, mingi, ma ei tea, mõnus meelelahutus, 6 punkti, et need 6 osa, cool on, oli 6 osa vist per... Vist olid, pikad osad olid, aga... Ei olnud just keskmine, whatever. Aga siis kuidagi nagu siis... Ja siis kuidagi hakkasin ootama seda, et nüüd saaks hakata teist hooaega vaatama. Ja siis kuidagi need teise hooaja osad läksid nagu kuidagi kiiremini ja ma nagu ootasin nagu seda uut osa, et mul nagu soenesin kaua ülesse,
andsin võimalusi ja siis kuidagi nagu sõi läbi, et noh, okei, kahju. Okei, sugal aga võib-olla see, vaata, juhtus see, mis juhtub paljude filmi inimestega, kes ootavad või nad nagu lähevad mingisuguse eeldusega midagi vaatama ja siis nagu reality check on teine, aga kui sa nagu täitsa lampi avastad selle sarja näiteks läbi kogemata mingi tegevuse, et vau, vaata, siis kui sa ütled, see on jumala hea film, praegu on see vana, mis on üles haibitud, me ei tea, kas ta on hea või ei ole. Ameti ta on nagu hästi see, aga võib-olla ta ei olegi hea meile jaoks, aga nagu vibe on nii, või see reklaam on nii kõva all juba, et. Ja siis ma vaatasin IMDB's Norsemani selle nagu tegelasi ja siis vaatasin sealt, selline serial nagu Lilyhammer. Ja siis hakkasin vaatama sellist serial nagu Lilyhammer, kus mängivad ka vähemalt praegu on juba 3 tükki samad näitlejad jooksnud läbi. No too tegevus toimub ka Norras vist, on ka mingi norralaste teema. Lillehammer on Norras. Et seda ma olen ka nüüd vaikselt tiksutanud, et... Okei, vaata ära Breaking Bad ja siis... Sinna ma veel ei jõua. Jaa, selge. See tundub, see on natuke liiga pikk ja... No ei, muidugi, absoluutselt. See on pikk vaatamine. Aga mul hea meel, et seda ära vaatasid ja minu arust on ka 3. hooaeg kunagi tulemas. Mingi hetk. Et mina ootan seda. Mis sul endal elus olulist? Väga, väga huvitav üleminek. Jaa, no ma ei oska ilmselt midagi muud rääkida, kui seda, et tuleks 3. hooaeg Norsemenit ja kohe tuleb Terminaator kinno, mis on ka kriitikute poolt juba maha tehtud. Kas seda on juba kuskil näidatud? Ma ei tea, minu arust isegi täna hommikul, kui ma YouTube'i seda lappasin, siis oli seal see, et lõpuseen oli üleval. Watch Final Fight, Terminaator, Dark Fate. Tegelikult ka. Ja, aga ei, ma muidugi ei lähe ütlema. Mina sain alles teada, et täna oli 30 aastat esimest Terminaatorist ja nagu... Ma ei läinud nagu ühegi spoilerduse peale välja, ma ei võtnud ühtegi seda nagu tõsiselt ei võta ühtegi asja. Saa olla 30 aastat esimest Terminaatorist. No 82 ta vist. Ei, no siis peaks 40 aastat olema. Ei. 30 aastat. On 89, ei saa olla 30 aastat esimest Terminaatorist. Esimest Terminaator oli 84. 84 oli, jah. Ma ei tea, mis asja ma vaatasin. Äkki te räägisid ansamblist Terminaator. Kuigi too on ka vist vanem. Ma ei juhita ette. On, meil Jaagup Kreem hakkas tegema mingis, kui ta oli 13 või mingi taolist, 87. Ja 87 oli minu arust esimene album neil, jah, või midagi. Et see on nagu mõtted täiesti pöörane, saad aru. Jaagup Kreem, kes tegelikult on ikka sama tegus, nagu ta on kogu aeg olnud, ikka sama nagu paneb hullu, vaata, enne. Vana Jaagup Kreem, see on mingi 70. Ei ole, ei usu. No muidugi ta ei saa olla, kui ta 87, 13, pärast ongi mingi 79 aasta laps, äkki on ka alles mingi 40 näiteks. See ei saa olla, ta võiks rohkem olla. Ta ikka näeb vanem natuke välja. Sa näed nagu ära, ta ei näe nagu vana välja, aga saad aru, et on nagu kogenum vanem mees juba, et ma arvan 45 ja 50 vahepeal kuskil seal kandis, aga võime seda vabalt guugeldada. Ei, aga üks asi minule saadeti muide postkasti, Instagrami postkasti. Meie vana, kuidas öelda, sõbra või? Meie vana arvamuse liider Paljas Porgand on jälle tekitanud väikest sotsiaalmeedia väikest haipi. Nii, millega? No ta tegi video, kus ta rääkis tõsimeeli sellisest asjast, et depressiooni ei ole olemas. Ja et vaid on olemas kurbus. Ja ta rääkis pikalt laias, kuidas ei ole olemas depressiooni ja kuidas tema kurbusest nagu lahti sai. Ja tegelikult kui kurbusest saab lahti ainult niimoodi, ma tsiteerin teda, sa pead vajuma läbi kurbuse. Ja sa pead nagu aru saama, et kurbus peale tuleb, et oi, kurbus on külas. Ma kuulan seda. Ja siis ta rääkis pikalt laiast ja siis ta jõudis nagu selleni välja, et ärge võtke antidepressante ja veel igasuguseid muid asju rääkis, kuidas rohutööstus on kõige hullem ja mingid asjad. Ja ma nagu alguses lasin selle teema nagu mööda, et selles mõttes, kui mulle kirjutati seda, saatsi screenshotte ka sellest, inimene saatsi screenshotte kõik selle, mis allkommentaariumis toimus seal ja okei, et ma viitsin seda Paljas Porgandit praegu jälle nagu kuidagi promoda, sest et ma jälle räägin temast
aga siis ma täna nagu tegin selle video lahti, tema kontol on see IGTV, vaata, siis ma vaatasin esimese video ära ja 8 minutit rääkis seal ja siis ma sain aru, et okei, see inimene on nagu kaotanud juba nagu igasuguse nagu taju vist ära, et ja mis ta tegi teise video sinna otsa, siis rääkis ka, et tegelikult, et tema nagu point oli selles, et alati on võimalik alternatiive leida ja mingisuguseid siukse asju ja no muidugi oli see muidugi hirvehambad olid kohe kohal, et näed, et Paljasporgan näed, et ta siin ravib endal depressiooni ja kõiki menstruatsioonitsükleid, mida ta kõik ravinud on, enda valusid värk-särki, et siis kui ta pimesool hakkab lõhkama, siis ka suure tõenäosusega ta lihtsalt mõtleb, et see on nagu ei ole midagi valesti ja ravibame sellega ära, vaata. Aga mulle üks kommentaar sealt meeldis, et ma tahaksin ette lugeda ühe kommentaari, kui sa mulle annad võimaluse. Kas annab mulle võimaluse? Palun võta see võimalus. Aga oota, kas sa oled nagu nõus, et depressiooni ei ole olemas või? No, kas me mitte ei arutanud selle depressiooni olemus üle mingi 2-3 saadet tagasi? Ei, intiimsest eraelus saates, kui ma käisin. Minu seisukoht on teada ja tulla sellise väitega välja, kas minust ei olnud ka Paljasporgan, kes oli siin mingi aeg depressioonis. Aga alla, mul lemmik kommentaar oli seal selline. Oh boy, kallis Merilin, millal sa psühholoogi paberid omandasid? Kui sa ei usu, et depressioon eksisteerib ja et selle haigusega võitleva inimese ajukeemia on täiesti paigast, siis sul puudub ka kogemus selle teemal arutlemiseks. Millele sa tugined? Lugesid läbi ühe targa raamatu ja nüüd arvad, et tead kõike. Kuna ta reklaamis seal mingisugust raamatut, mis talle nagu nendele mõtte edasi andis. Ja ma natuke kuulasin veel teda ja minul tekkis ka see tunne, et tundub, et Paljasporgan liigub sinna Telegrami suunda vaikselt. Vandenõuteoreetika. Hando Tõnumaa on käpa peale pannud. Mitte nagu vandenõuteoreetika, aga see kuidagi see suhtumine muutub nagu selleks, et kui Telegramis öeldi, et ma enne süstin heroiini, kui lasen ennast vaktsineerida. Ja siis tegelikult praegu tuleb Paljasporgan välja väidetega, et tema nüüd teab, kuna ta luges raamatu läbi, et depressiooni ei ole olemas, on vaid kurbus. Ärge sööge antidepressante, ärge sööge beebipille ja kõiki muid asju. Ja ikka me oleme jälle seal samas kohas, et ta ikka ei suuda ikka absoluutselt selle platvormiga, mis talle on antud, nagu midagi kasulikku teha. Et kahju on. Ja ikka me räägime nemast jälle. Täiega. Kurb, kui noor inimene on totu. Aga võib-olla see on ka see, vaata, et sul ei ole nagu enam midagi anda, vaata, ütleme nagu, sa hakkadki, ma ei tea, haaradki mingi õlekõrtest kinni, et kuidagi pildis püsida veel. See on täiesti teine teema muidugi, aga võib-olla tal on nagu on oma asjad ära, tal alguses ajas ikkagi seda kokanduse värki või seda mingid retseptid ja mingid asjad, et see nagu see lõppes raamatuga, see läks mööda, nüüd on mingi muu teema ja nüüd nagu enam ei genereeri aju midagi. Nüüd giveaway'd ja need igasugused muki asjad hakkavad ka kuidagi nagu ära ammenduma äkki võib-olla enam. Ei ole enam midagi promoda enam varsti või juba praegu, ma ei tea, ja siis nüüd on see mingi, lihtsalt tuleb mingisugune vajadus lihtsalt olla pildis ja igal pool mainitud, et midagi sellist. Mis muidugi ei tähenda, et see kõik on õige, mis ta räägib või midagi, või kuidagi nagu pehmendaks olukorda, kus ikka ajad ikkagi nagu lolli juttu, siis sa pead ikkagi ise vastutama selle eest, aga lihtsalt võib-olla on meeleheide nii suur, et ma ei kaitse teda, ma lihtsalt arutlen. Sa võid tõesti kaitseda, see on vaba podcast. Ma lihtsalt tahtsin nagu korra sellele teemale pöörata tähelepanu, et meie rääkisime seda intiimset eraelust saates ja kui Preili Merilin ütles, et ma ei tea ühtegi inimest, kes oleks antidepressantide pealt tagasi tulnud ja nagu ei oleks nagu, et ikka samasugused edasi, siis ma võin öelda ausalt, et Lemmeliis võttis kunagi antidepressante, sai terveks. Jüri Leebedev võttis kunagi antidepressante, mis aitasid ta hädast välja ja mina võtsin antidepressante üsna kaua, enda lollusest natuke võib-olla liiga kaua, aga kui lõpetasin, samamoodi olin nagu abi saanud, nii et kui ta ütleb, et ükski inimene on abi saanud, siis mina tean 3, kes on abi saanud.
jah, mina olen selles mõttes täiega nõus selle väitega, et meie saime abi ja elame elu edasi ja oli ju tolku tegelikult. Absoluutselt. Et ma mäletan, kui ma võtma hakkasin, siis minu esimene mõnus rahu saabuski umbes nädal või mingi 1,5 kuskil seal kandis on ju. No öeldakse, mingi 2 nädalat läheb aega, vaata enne kui hakkama. Ja siis vaatad, et hea rahulik on olla, on ju. Et sa saad nagu oma probleeme vaadata hoopis teistmoodi. Muidu võib-olla oledki kogu aeg ärritunud ja nii, magamata ärritunud, vahet ei ole, milles see sul nagu väljendub täpsemalt. Aga see on niisugune mõnus chill rahu vaatad, et okei, ma ei viitsigi närvi minna. Ma nagu mõtlen selle asja läbi, aga sa mõtled lihtsalt närvi minna selle asja peale, et iga asja peale ei ole vaja närvi minna ja hoiad oma energiat kokku ja vaata, lähed närvi, lähed uuesti närvi ja lähed uuesti närvi ja kogu aeg lähedki närvi lõpuks. Muide, ma nägin eile avariid. Täpselt minu ees sõitis auto, 2 autot põrkasid kokku. Mina sõitsin, minu ees oli auto ja minu tagant tulev auto, kes oli mul kogu aeg nagu taga, nagu tuledega kinni põhimõtteliselt. Läks sõitis must mööda ja see auto, kes minu ees oli, hakkas just tegema vasakpööret ja nad põrkasid täie pasaga kokku mingi seal 70 juures kuskil, 50-70 vahe kiirusel. Ja ma jäin ka seisma muidugi, hüppasin välja kohe, mõtlesin, lähen elustan, mida iganes. Kõik oli jumal korras. Et see, kes ees oli, kellele sisse sõideti, sellega oli nagu ta tuli ise juba välja ja oli nagu chill. Ja siis ma läks selle juurde, kes möödasõitu sooritas ja sisse sõitis, tal oli turvavedad üldse külje pealt kõik väljas ja auto sai korraliku paugu ikkagi. Läksin siis sinna ja siis vaatasin, et tal oli selle armatuuri peal oli telefon ja telefonis oli videokõne. Ja see videokõnes ma nägin mingi tüdruk oli seal, hois peas kinni, umbes, et kas suga kõik korras. Tegelikult. Ja. Et see oli nagu, tal oligi see... Tema oli süüdi ka või? Kui sa teed mööda sõitu ja keegi teeb vasakpööret, siis ikkagi oled sina süüdi, jah? Et sa pead ju andma talle võimaluse vasakpööret teha, et sa ei saa sundida teda edasi sõitma. Ja plussjuures oli minust oli pidev joon ka, et ega ta ei olekski tohtid mööda sõitu sooritada selle koha peal, kus me olime. Palju sina näpid telefoni sõites? Ei, mina väga ei näpi telefoni sõites. Et sinul mingi messengerid ja asjad ei ole? Ei, sa tead ju see, mul multitasking on nagu täiesti null. Mina muide kuulsin just siin paar päeva tagasi, üks inimene rääkis, et kuidas tema boyfriend sõidab autoga, tema boyfriendi, ta rääkis oma boyfriendi telefoni sõltuvusest. Ma kohe esimese hooga kukkusin kaitsma. Kui ta ütles, et ta istub telefonis kõik poiss. Ma ütles, et kuule, aga see on tegelikult ju meil, kõikidel on see mingisugusel hetkel on see mingi probleem, et ikka näed täpid siit, näpid sealt, näpid teise nurga pealt telefoni. Aga siis ta nagu rääkis ära, et tegelikult on asi niimoodi, et hommikul, kui ta ärkab, siis esimese asjana võetakse telefon kätte, kohe lastakse kõik, slaiditakse ära. Ma mõtlesin, et okei, ei ole hullu, on ju. Siis nad istuvad söögilauda, siis tüdruk teeb võileivad või asjad, värgid, särgid. Ja terve aeg nagu tüüp chatib juba seda aru seal niimoodi, et ta nagu ta ei räägi oma tüdruka, vaid ta chatib nagu selle mingi sõprade või kelle iganes juba hommikul vara juba telefonis, et ta kogu aeg on telefonis. Siis okei, lähme siis sinna ja siis nad lähevad sinna, ütleme näiteks, ma ei tea, sõidavad Tartust Tallinnasse ja terve tee talle näpp käib seal, et ta terve tee on telefonis. Et ühe käega nagu siis sõidab ja teise käega telefonis ja enne magaminekut on ka niimoodi, et kogu aeg telefon käes, siis oligi nii, et wow. Ja siis kui ma sain aru veel, et ta ütles, et tüüp on keimer ka, et vahepeal istub tunde arvutaga, siis wow. See on nagu mees. Ja see on jälle nagu see, siis mõtled, et okei, et siukesel on nagu naine kodus on ju vaata. Ja siis mõtled, et ise, ja tal on nagu pohhu, et tal on naine ja mida ta arvab, ise mõtled, et kurat, ma ei viinud prügi välja hommikul ja mis nüüd saab on ju, et äkki olen nüüd pahasti teinud või midagi ja siis teine tüüp jumal pohhu ja ta istub kuradi päevi keimerdab ja mida iganes. Mul on küll vahepeal süümek, kui ma võib-olla näiteks lähen õhtul voodisse ja ma võtan telefoni kaasa ja siis hakkad seal midagi seal vahid või midagi mõtled, ma panen telefoni ära, et panen tähelepanu, annan oma kaaslasele vaata. Ja siis on mingi vend, kes lihtsalt istub cool. Ei, see on kõva vend, sellest tuleb õppida. See enesekindlust tuleb õppida. Jaa, eks see tähelepanu andmisega ongi niimoodi, et meie nagu proovime seda anda. Mina olen jumala kindel, et mina ei vaata koos üldse telekat. Nagu telekat ei vaata. Ma vaatan oma YouTube, aga YouTube on selles mõttes nagu see on nagu valikuline, sa saad seda aega nagu sättida, kuna sa seda vaatad. Ma lähen õhtul kodu istun ja vahin on ja. Et ma vaatan siis, kui mul on tõesti võimalus vaadata ja ma vaatan sealt saadki nagu järgi vaadata igast asju. Ja ega ma seda telefonis ka nagu väga ei istu kodus. Et võib-olla kui vetsus käid ja
keegi teine läheb vetsu, siis võib-olla igavusest vaatad, on ju. Aga üldiselt ma olen suht mõistlik. Mul tundub, et ma olen suht mõistlik selle koha pealt, et mul ei ole nagu mingit ülemäära. Ei ole käe külge kleebitud telefoni? Ei ole jah, kodus ma vahepeal ei teagi, kus mu telefon on. Nagu päris. See on ka muidugi natuke pöörane. Et ei tea, kus telefon on? Ja. Ei, ma lihtsalt panen ära kuskile ja võib-olla jääb lihtsalt kas suurde tuppa, sinna tuppa, tänna tuppa, voodiserva peale, whatever, et nagu ei ole nagu, telefon peab siin olema, vaata, kogu aeg mingi silmaga jälgid või midagi, et midagi vaja, kui ta heliseb, vaata. Mul on mõned päevad sellised, kus on niimoodi, et kui sa nagu päevast ja kõigest oled nagu tüdinud, väsinud ja kõik muud hädad, mis su elus on ja siis sa nagu oled natukene klaasistunud pilguga, et sa vahepeal nagu kaon ka niimoodi telefoni ära, et siis okei. No, aga siis järelikult ei ole teil vaja, vaata, kui sa kaotadki ära, siis nagu... Ei, ma kaon telefoni ära. Sa kaod telefoni ära? Sa kaod telefoni ära? Ma vahepeal võin niimoodi ära kaduda, et nagu ma nagu ei kuule midagi ümbert ringi. Ja mul juhtub selliseid asju, ikka vahepeal juhtub. Ja telekast me vaatame seriaale ja filme Lempsiga ikka mõnikord, et selles mõttes, et niimoodi telekat me selles mõttes vaatame, et viimasel televiisor on nagu natuke kõrval läinud, et kui me vaatasime seda esimese influencerite meisterklassi ära, siis kui ma hakkasin teist osa vaatama, vaatasin 10 minutit, panin see sita kinni ära, et kui ma ütlesin esimene osa, et oli täitsa põnev ja sujuv vaatamine, siis teine osa oli väga hale vari sellest saatest ja kolmandat osa ma enam ei vaata. Ja ka näosaade, mis tavaliselt on ikkagi kuidagi, ma olen ikkagi alati ära näinud selle, alati järelvaatamise pealt muidugi ilma reklaamideta, et vaatan laule, siis ka see hooaeg absoluutselt ei koti, et põhimõtteliselt tean, mis seal toimub, aga et nagu, mida? Ei koti, ja ma olen nõus. Ma ei tea üldse, ma olen seda meelt, et võib-olla lõpetada ära see pakett. See oleks võinud ära lõpetada tõesti, et sa mõtled enda nagu teleka paketti üldse või? Jah, et ma neid nagu ei vaata, et ja, absoluutselt. Hoiad raha kokku, see ma nii vaid Netflixi või ei ole mingit. See on tegelikult päris mõistlik mõte. Jah, selle mõttega võiks lõpetada, aga ma tahtsin lõpetada selle mõttega hoopis tükis, et me sinuga oleme nii kokku kasvanud, et ma nägin ühte tuttavat, sinu tuttavad pigem või ikka sinu tuttavad, mina isegi ja ta teab, kes ma olen, kõik, kes tunnevad sind, teavad, kes mina olen, on ju. Ja nii kui ta mind nägis, me sattusime kõrvuti, siis ta ütles mulle, tere, kus Andy on? Siis mul oli, tere, Andy on kodus või kuskil seal. Tegeleb oma asjadega, on teine inimene. Just. Ma mõtlesin, et ta on ka siin. Ei tea mina, kus ta on, et suutsid solvanguna või? No nagu veider, vaata, et ütleme et ma ei tea, ma olen ka isiksus, vaata. Et ma ei solvunud, come on, ma ei solvunud. Aga lihtsalt see nii näljakas, me oleme nagu nii ühte patta pandud. Ja meil oli see ka, kui me tuli Instagrami, tuli vaata see, kui ma tegin sinu story, vaata, kus sa rääkisid siin saates. Ja siis kõik kirjutas, et te olete nii ühesugust häältega. Ja. Et see oli ka jälle niimoodi, et sa kirjutasid ka jälle, et me oleme kokku kasvanud. True. Ja okei, ma seda teemat ei puuduta. Aitäh, et te kuulasite. Väga segadi saade vist mul tundub endale. Te olete meile väga kallid. Kuulake meid järgmine kord jälle. Me proovime järgmine kord mingi seosed leida juttude vahel. Ma ei ole üldse nõus, minu seda on väga hea saade. Selge, väga hea, mulle meeldib su kõik toimis nagu Miška, vaata. Tavai, kuule aga nüüd kodu sööma. Ja herilasepesa.podcast@gmail.com on meie Gmail ja võite meid Instagramis stalkida ja täiesti vabalt, kui tahate, sest me seal tegutseme päris usinasti vahepeal. Tavai, tšauka. Tšau.